Tervist, podcast 442, episood number 225 täna teie ees ja see ei ole otse-eetris, see on natuke ette salvestatud, vaid mõned tunnid tegelikult, mingi 12 tundi või umbes nii. Minu kõrval on Maarjo, nagu alati. Tere! Ja Maarjost veidi edasi on tegelikult täna nii uhke tiitliga, nagu sul kodulehel on kirjas, Tammeka president Kaarel Kiidron. Tere minu poolt ka. Kas see tiitel on õige? Jah, ma olen Tammeka president, jah. Mis tunne on olla millegi president? Kindlasti uhke tunne on, jah, et ega väga vähesed inimesed saavad olla presidendid kuskil, et aga sulle meeldib see tunnustus, sest ma tean, et mõned jalgpalliklubi juhid räägivad, et neile väga ei meeldi see presidendi tiitel, et nad tahavad kuidagi olla, ma ei tea, klubi juht või juhatuse esimees või kuidas sul sellega on? Ma ei ole liiga palju selle peale mõelnud, et kas mulle meeldib, et ütleme, ma arvan, et see oli nagu sellel hetkel nagu vajalik on ju, et sa nagu justkui lood selle positsiooni, mida ei ole nagu olnud selleks, et sellist hoogu hakata sisse andma, et ma arvan, see vajalik, jah. No selline sissejuhatus siis, aga tegelikult ma siin vahetan korra pildi ära ja ma alati ütlen, et tribüüni tuleb jälgida ja Kaarel siin ka ütles, et pane igal pool follow, igal pool kus võimalik. Eetriväliselt ütles, aga tegelikult see on ülihea näide, kuidas meie jälgijad on meid, kuidas see nagu areng on toimunud ja see on ülihea seda tuua just siis, kui sina oled meil siin külas 23. aprillil 2026, sest et 27. aprillil 2022 me käisime, meie podcast episood, ma panen kuhugi siia, link ilmub offline'is, me tegime ka episoodi Tammekaga ja teil on võimalus võrrelda seda, ühesõnaga, kuidas on tribüün selle aega arenenud ja muidugi episoodi käigus on üldse võimalik hinnata ja võrrelda, kuidas on Tammeka arenenud ja millised on Tammeka meelsused arenenud. Sest me käisime, miks me üldse tegime Tiirikuga, mäletad või? Sest me tegime seda 12. mängu episoodi, kus mängisid kusjuures Tammeka ja Levadia, et väga paljud asjad on 4 aastat samad, mis olid 4 aastat tagasi. Ja seal ka Tammeka kaotas ühe väravaga tegelikult. Ma veel vaatasin koosseisu ka, et minu meelest oli seal, kui ma ei eksi, nüüd oligi ainult üks mängija Tammekas, võib-olla oli 2 ka, kes 4 aastat tagasi olid koosseisus, päris huvitav võrdlus oli. Päris suured muutused isegi. Ja, aga toona oli ikka see Sepa, nüüd on ta Coop muidugi, Coop staadion, aga laias laastus ta on ikkagi nagu sama. Palju Levadial oli mängijat erinevust? No seal oli Liivak oli kindlasti, keda ma mäletan sellest mängust. Liivak oli esiteks. Liivak isa oli seda mängu vaatamas, ta oli väga emotsionaalne. Peetson lõi toona värava, nii et Peetson oli. Aga ega ka väga ju, ma mäletan, seal oli veel sellised toredad nimed nagu praegu tahtsin öelda, Brent Lepistu näiteks oli kapten ja see oli ju selle Marko Savitši aegne põhimõtteliselt ju Levadia veel niimoodi üles ehitus. Lisaks nimisponsorile on muutunud ka kate, et ma arvan, eilsetel mängijatel oli palju mõnusam mängida, kui seal 4 aastat tagasi oli paistel. No võimalik. Vot, ühesõnaga, Kaarel, kui sobib, täna on väga palju juttu Tammekast, meil on tegelikult selle 4 aasta jooksul me olemegi kogu aeg tahtnud, meil küll käis Kalle Paas vahepeal külas, aga see oli enne seda, kui ta tagasi tuli Tammekas, nii et see oli selline võib-olla lugude rääkimise episood rohkem kui selline oleviku episood ja kogu aeg tahtsime sind külla saada ja või kedagi Tammekast üldse ja meil on hea meel, et sa leidsid praegu ajas, ei ole tegelikult kerge teise linna tulla podcasti jaoks. Jah, aitäh, et te kutsusite, et ikka tulen, kui kutsutakse. Aga enne Tammekat siiski üks teema, mis otseselt ei puuduta Tammekat, tegelikult isegi kaudselt, väga kaudselt puudutab võib-olla seesama asi, mis siin juhtus nädalavahetusel, meie podcastis, võib-olla me ei peagi igat teemat alati kommenteerima ja siin on see eskaleerus nii kiiresti, et selle aega jõudsid kõik inimesed sellest arvamuse välja öelda. Ma olen meie nagu keskkondades, eriti Telegramis välja öelnud enda arvamuse selle kohta, et see minu hinnangul see tuleneb klubist, vanematest, kasvatusest ja see ei ole normaalne mitte mingil juhul, et mingi laps peksab teist last lihtsalt rusikaga kuhugi kõhtu või näkku või mis iganes täiesti mänguvälist olukorras on ju. Seda laialdamalt ma ei hakka nagu käsitlema, ma annan esiteks Maarjal võimaluse, kas sa tahad midagi sellest öelda? Ega mul liiga palju lisad ei ole selles mõttes, ma arvan, iga mõistlik inimene nagu taunib ja seda ei saa nagu mõista. Aga mis mõte nagu minul tekkis, oli tegelikult selle nagu looga see, et kui me nagu Eesti jalgpallis oleme rääkinud, et
et Leegion on selline nagu hea kasvatajaklubi ja me oleme kuidagi nagu austame teda, et tegelikult ju Leegioni mentaliteet ongi olnud ju see, et alates väga väikestest poistest, et me kasvatame mängijaid, kes lähevad läbi seina, kes on väljakul väga agressiivsed, noh, see loomulikult ei pea tähendama seda, et sa vastasele kallale lähed, aga ma arvan, et sellise mentaliteediga sa loodki eeldused, et kui asjad käest ära lähevad, siis võivad sellised asjad juhtuda, mis juhtus. Et me justkui oleme nagu aktsepteerinud seda varasemalt, siis minu meelest on nagu kohati nagu näotu, et kui me ütleme, et noh, Leegion nüüd võib-olla äkki see klubi, ma ei tea, poliitika on siis vale, et ma arvan, peamegi nagu kokku leppima, kas me tahame selliseid Eesti jalgpallurid, kes on, ma ei tea, agressiivsed, võib-olla vägivaldsed, kohati ebameeldivad, või me tahame teistsuguseid jalgpallurid. No aga seal ikka jookseb selge piir ju selle vahel. Ei, ma olen nõus, loomulikult, ütleme, see agressiivsus ei tähenda, et sa pead olema vägivaldne, aga ma arvan, et näiteks, ma ei tea, kui me kasvatame siin, justkui nagu öeldi, et Floral nagu, et me kasvatame mingeid häid inimesi, aga kui me oleme pai keskkond, siis ma arvan, et sellest keskkonnast ei tule ka selliseid juhtumeid, kus lapsed lähevad teistele lastele jalgpalliväljakul kallale. Vot, kas ma annan külalisele ka, kas sa tahad ise kuidagi kommenteerida oma sõnadega seda olukorda? No jah, selles mõttes muidugi ongi kahetsusväärne nagu lugu, et selline asi nagu juhtub või see nagu eskaleerub nagu selliseks asjade kogumiks on ju, et seal oli ju, ma ei tea, minu arvates on nagu treenerite nagu ikkagi pädevuses sellises olukorras nagu varem juba sekkuda, et ma saan aru, et Nõmme Unitedi nagu treener olla siis, eks ole, Leegioni treeneriga nagu juba mingi vestluse pidanud, noh, ma ei tea, mis selle vestluse nagu sisu, eks ole, oli, aga noh, ma ei tea, seal täiskasvanud inimesed, treenerid, kasvatajad, eks ole, et noh, sa pead suutma sellisele asjale nagu varem stopi nagu tõmmata, et ma ei saa aru, et kuidas on võimalik lasta sellel juhtuda. Et kui see meie klubis juhtuks, noh, ja meie treener ei sekkuks sellises olukorras, noh, mul tekib küsimusi selle treeneri, noh, ma just konkreetselt Leegioni treenerist räägin, selle treeneri ikkagi nagu kutsepädevuses. Vot mu küsimus olekski olnud tegelikult, et mis siis oleks toimunud, kui sa, noh, hästi hüpoteetiline stsenaarium, et see ei ole Leegion, see on Tammeka, et ongi Tammeka, ma ei tea, lapsed lähevad ükskõik mis teise klubi lapsed, no sa näed seal, noh, üks asi on mingid jutud, vaata mingid kuskil, aga siin on videopilt, me näeme lihtsalt, kuidas lihtsalt lüüakse frustreerunud, ennast mitte tagasi hoides, seal ei ole mänguga mitte mingit pistmist. Kuidas siis Tammeka oleks, mis sinu nagu hoiak oleks olnud? Ei, no täpselt nii nagu kirjeldasin, et noh, tekib nagu tõsine küsimus, et nagu kuidas on võimalik, et sa lased sellisel olukorral juhtuda, on ju, et ega ma võtaks nagu selles mõttes isegi sammu tagasi, on ju, et ega ka selline vaimne siis, ma ei tea, vägivald või üle piiri minek nagu väljaku peal, et ka see on nagu täielikult nagu taunitav, et noh, sport ja jalgpall peaks olema ikkagi see, kus sa väljaku peal mängureeglite piires näitad seda, et sa oled teisest parem, eks ole, mitte kuidagimoodi sõnadega või mitte kuidagimoodi nagu vägivallaga, on ju. See on ikka selge probleem, kui see kuhugi sinna jõuab. Jaa, aga ma eeldan, et näiteks Tammeka klubikultuur ja paljudel eestikeelsetel noortevõistkondade klubikultuur on ka selline, et ei ole aktsepteeritav, kui näiteks, ma ei tea, 10–12-aastaseid mängijaid, oma mängijaid valimatult sõimatakse. Noh, vene kultuuris meil paratamatult on hetkel noortevõistkondi, kus justkui on, ma ei tea, okei, ja et see on, ma arvan, noh, väga-väga suur erinevus on tegelikult meil Eesti jalgpallimaastikul, ma julgen öelda, et Vene jalgpalliklubidel ja Eesti jalgpalliklubidel. Ma isegi olen ausalt väga üllatunud, et konkreetse juhtumi järel oli ikkagi päris palju Vene klubisid või nende esindajad ikkagi ka ütlesid, et noh, see nagu andsid kuidagi mõista, et see ei ole okei. Noh, nii palju, kui ma siin nägin nagu Narva Trans, Jõhvi Phoenixist tulid sellised signaalid. Aga ma sellega nõus, et see on nagu ikkagi kultuuriline nagu küsimus, jah, et ühtesid nii-öelda slaavi mentaliteet mõnes mõttes on selline, et see peabki olema, ma ei tea, karm kasvatus on ju ja sa ei tohi endale lasta pähe istuda ja nii edasi, on ju, et mis on printsiibis, eks ole, õige minu hinnangul. Aga jah, sa pead oskama seda manageerida siis treenerina. Ja treenerina pead oskama täpselt kanaliseerida seda, et nagu kus on see piir, on ju, et noh, selgelt seda ju ei ole nagu tehtud. Ja noh, ma lihtsalt ütlen, olen lasknud oma peas ka nagu läbi oma siis nooruspõlves, kui oled nagu jalgpalli mänginud, noh siis see ongi nagu konkreetne käekiri, eks ole, et minnakse üle piiri, ma ei tea, Kohtla-Järve meeskondadega on minul olnud isiklikult sellised kokkupuuted, kus ikkagi ähvardatakse, noh, samamoodi vanuses 12–14, et no tule nüüd peale mängu siit riietusruumist välja ja siis ma tulen koos sõpradega umbes, et noh, see nagu ikkagi ületab ikkagi selgelt hea maitse piiri või ka nagu mingi võistluslikkuse piiri ju noh. Mul on niisugune kogemus Tartu SK10-ga näiteks. Selles mõttes kindlasti, ega ta ei pruugi olla nagu ainult
rahvuse baasi. aga ma arvan ka, et see on nagu meelsuse, see on minu arust meelsuse probleem üldse. Jah, okei, mõni inimene võib öelda, et ära nüüd Ivan nii ka üldista, aga mingis mõttes mulle tundub, et see on see, me lõpuks taandume kuhugi sinna jälle selle Ukraina ja Vene konflikti peale ka, et justkui see üliokei on olla nagu see agressiivne agressor, vaata, et see nagu, mida me nutame on ja siis tööta mingid, noh, ma ei tea, kotikud, nõrgukesed, siis teised on nagu, kuule, okei, meil on meie kultuuriruumis ei ole nagu okei, et praegu mulle tundub, et meil on viimased aastad võib-olla 5-10 on tekkimas selline kultuuriruum, mis hakkab selliseid klubisid nagu Leegion ja nende kasvatusmeetodeid ikkagi välja pigistab minu arust. Ja nüüd see lihtsalt eskaleerus ühte videosse, ma arvan, et neid mänge tegelikult on päris palju. Jah, ma isegi mõnes mõttes nagu mulle endale on jäänud mulje, et ka nagu eestlaste kultuuriruumis on järjest rohkem pigem hakanud enda ees seismist nagu tekkima, võib-olla ka sellepärast tekib neid konflikte nagu rohkem, on ju, et noh, see on küll võib-olla natuke markantsem näide, aga ega täna meil noh, kuidas on selline nagu pealtvaate lapsevanemate siis kultuur mingitel nagu turniiridel, eks ole, et mida seal nagu siis publikust nagu oma lastele nagu kaasa hüütakse, kuidas suhtutakse sellesse, on ju, et noh, minu arvates see nagu väga sellisel tervislikul tasemel kindlasti nagu ei ole, et no see on ka teema, millega minu arust on tegeletud juba, ma ei tea, 10 aastat ja ma arvan, enamus klubid on pannud ka mingid oma nii-öelda eeskirjad isegi kodulehel üles ja see on ikka nagu tore jutt, aga mulle nagu tundub, et seda nagu väga palju nii-öelda reguleerida või järgida ei suudeta. No jah, aga see on treeneri nagu ülesanne, ega sa klubina võid selle kirja panna, aga sa ei jõua igale mängule igasse episoodi, et see on lõpuks ongi, treener on see, kes peaks kasvatama, eks ole, neist siis, ma ei tea, õigete väärtustega inimese, mida klubi nagu paika on pannud, et mis meie väärtused on ju, noh, et see peaks olema treeneri ülesanne. Ja viimane küsimus siis sulle, kui Tammeka mängiks sellise hüpoteetilise Leegioniga praegu, olekski, sa näeksid lihtsalt, kuidas sinu klubi poisse mingid vennad peksavad, keegi saab vigastada, ma ei tea, mis iganes, on võib-olla luumurd, mis iganes, kuidas klubi reageeriks pärast? Pärast või selle ajal? No selle ajal on arusaadav, sa üritad nii palju teha, kui sa suudad, aga pärast, mis on nagu teie käik sel juhul? No ma arvan, et ega lõpuks peab otsuse võtma vastu nagu jalgpalliliit, on ju, et kuidas ta sellele olukorrale nagu või millised piirangud ta siis seab sellisele klubile, eks ole, mis signaali ta annab, et kas see on siis aktsepteeritav või ei ole, noh ilmselgelt me vastus teame, et see ei ole aktsepteeritav, on ju, aga et kuidas sa siis tagad seda, et nemad ka sellest nagu aru saaksid, on ju, nii-öelda patustaja pool, on ju, et noh, see on see, millega sa nagu tegelema pead, on ju. No vot, vahepeal siin võib-olla tuleb Eesti Jalgpalliliidu otsus, vahepeal meie filmimise ja ilmumise vahel võib-olla ilmub ja me ei saa nagu rohkem kommenteerida, aga tegelikult natuke isegi põnevat, mis saab üldse ja kuhu see kõik jõuab. Mulle endale meenus selle looga tegelikult 92 sündinud poiste kunagine juhtum, kuna ta olid siuke mingi 12, mis iganes vanuses, kus mängisid TVMK ja Puma ja toimus siis lastevanemate kaklus väljaku ääres, mis tähendas mõlema võistkonna jaoks. See oli 91. 91 võib-olla äkki. 91 sündinud just. No siis oli isegi juba minu vanusegrupis siis jah, et ühesõnaga said keelu, et mõlemad klubid võeti võistlustelt maas üks asja eest. Just, nii oligi, seepärast 91 TVMK pärast tulid meie 9. liigasse ja hakkasid sealt üles ronima. Ei, sa mäletasin kuidagi 92, aga võib-olla see ei ole nii oluline. Ma arvan, et antud juhul ei olegi nii oluline. Aga okei, vaatame, kuidas areneb ja eks võib-olla meie kanalites saab edasi vaadata. Nii. Järgmisena ma panen meie sponsori logoga pildi, see näitab, et see on selline ilmselgelt provokatiivne, et Tammeka võidušansid Premier League'is ongi madalad ja koefitsient on kõrge seeläbi, on ju. Aga ma tahaksin küsida hoopis niimoodi, et esiteks eilne mäng, kas vaatasid, Kaarel? Tammeka mängu või? Ei, Nõmme tervistik. Eile oli üks suur mäng ainult. Küsimus muidugi vaatasin. Kuidas Raul jäid, kuidas oli? Eilne mäng oli selline, meenutas natukene minu jaoks võib-olla eelmist aastat või eelmised aastaid, et nagu ega ma väga ei tundnud, et me ohustaksime vastast. Ja mulle tundus, et kuidagi nagu roteeriti ka rohkem, et ma ei taha öelda, et nagu enne mängu anti valge lipp kuskile väljakule, aga kuidagi nagu tundus selline mäng, kus... Nii on jah, aga see on selline, vaata meie eesmärk on 3 aasta pärast jõuda kuhugid ja kui meil on täna 18, 19, 20 aastased mängijad, kuidas nad saavad paremaks, siis kindlasti läbi mänguminutite, et see on täna selline treeneri otsus seda roteerida, et kas see on õige või vale ja seda saab hinnata 3 aasta pärast. Mu parim hetk oli see, et
ilmselgelt oli ju 4 mängu korraga, ma pean tõdema, et mul ei olnud sellist luksust keskenduda selle mängule nagu Kaarel oli. Aga vaatasin siukses kohas nagu Flash Score oli nagu noh, mängijate nimekirjas, see oli ka Kiidron oli väljakul, see oli kohe, et okei. Aga see on tal mingi sugulusside ka või? Ja see on mu vennapoeg. Okei, lihtsalt täpsustuseks, sest et vanusevahe ei ole nagu nii suur, et veel poeg oleks, vaata. Ja vend 16 aastat on ka nagu pigem ebatavaline. Aga see selleks. Ja nüüd sellest lähtuvalt siis, kuna sa tegelikult andsid ilmselt hästi edasi, mis seal mängus toimus, 8 vooru on tegelikult ju möödas sisuliselt 1/4 hooajast, et kuidas klubi juhtkond siis hindab seni sportlikke tulemusi ja üldse sellist sportlikku seisu hetkel? Mulle tundub, et me oleme täitsa nagu õigel teel. Et ma ise olen selline, kuidas öelda, võib-olla natuke kärsitu inimene, et ma hästi tahaks, et asjad juhtuksid nüüd ja kohe, aga noh, ega sa pead nagu aru saama, et sellise kultuuri loomine või muutmine ilmselgelt võtab aega, et me peame aru saama, et meil on palju uusi mängijad, kes kindlasti vajavad aega, et sisse elamiseks, noh, nad tänaseks võiksid olla selles mõttes nagu sisse elanud, saada aru, et mis on siin liigas, eks ole, vajalik ja sinna siis ma ei tea, kuidagi peale kasvatada, et saada aru ka, kuidas siis võita, et see protsess, mida võib-olla Karel nagu toonud on treeningprotsessina, ma arvan, on nagu väga heal tasemel ja see on ka põhjus, miks me teda Tammekasse, eks ole, soovisime, et kõik märgid on nagu head, kui me puhtalt sportlikust edust räägime, et veel kord, et selle aasta eesmärk on meil olla parem kui eelmine aasta. Ma ise alustaks võib-olla isegi sellest, et kuidas sa nagu oled presidendina rahul nagu klubi komplekteerimisega, et mulle endale nagu kõrvalt tundus, et ma ei tea, võib-olla on see nagu valesti, see Tallinnast vaadates, aga mulle võib-olla tundus, et te tahtsite nagu selliseid kogenumaid Eesti mängeid ka rohkem, et noh, Pavel Marini te saite, täna tuli nagu intervjuuga Sokratest välja, et Nikita Komissar vist olite huvitatud, noh, tema valis teise tee, et kuidas sa nagu selle nurgaga oled rahul, et noh, välismaalased loomulikult tulid juurde ja nemad annavad oma lisa, aga just ma mõtlen nagu Eesti turul, et kas oli raske meelitada võib-olla siis, ma ei tea, kogenumaid mängijaid Tartusse? Kindlasti on jah, et vaata kui me alustame seda teekonda, siis on ainult, kõigepealt kui mina alustan seda teekonda, siis on nagu selline minu jutt, on ju, et ma hakkan rääkima, et nüüd me tahame sinna jõuda, on ju, siis sa üritad järgmist inimesi nagu pardale saada, on ju, kõigepealt siis klubisse üldse inimesi juurde ja ega mängijatega on nagu sama põhimõte, et noh, et kes on siis see, kes usub seda lugu enne, kui sul on tulemust ette näidata, on ju, et see peab mõnes mõttes tegema karjääris, noh, ma ei tea, võib-olla mingitel puhkudel lausa sammu tagasi, on ju, selleks, et mingit suuremat eesmärki täita, et leida üles need õiged figuurid, keda me nagu tahame, keda me tahame pikaajaliselt ja kes siis tahaksid ka siia sellel ajahetkel tulla, on kindlasti nagu keerukas ja päris paras nagu väljakutse, on ju, et me endiselt seda nii-öelda kaardistame, noh, ega see ei pea olema, et ta on, kuidas siis öelda, et ta on automaatselt kogenud, et see ei tähenda, et ta peab olema 30 pluss vanuses, on ju, et see võib tähendada, et ta on ka 22 aastane, aga juba 5 aastat Premium liigas nagu mänginud ja kanda kinnitanud, on ju, et seal on nagu teatav nagu erinevus sees, aga noh, kui sa täna lihtsalt vaatad tippklubisid, siis ütleme niimoodi top 4, et mille või kellest nende tuumik nagu koosneb, on ju, et võttes see KTM reegel 6 mängijat, noh, siis Levadial on, eks ole, ma ei tea, Peetson ja Liivak ja mängijad ja Floral on Sapinen ja Zenjov ja noh, ma ei tea, täna on Antonov, on ju, et noh, tihtipeale tuleb seal ikkagi mingisugune muster, et sa teed selle nagu kogenud mängijatest tuumiku ja siis seda täidad noormängijatega nii Eestis kui ka võib-olla välismaalt. Kas selle 8 vooru jooksul on sul olnud mingi super nagu midagi, mis rõõmustas sind tohutult? Eks Flora mängu tulemus, eks ole, rõõmustas, aga nii üllatav vastus. Mis peale seda mind ka rõõmustas. aga seal oli, minu arvates on ka väga rõõmustav olnud see, et kui ma võrdlen eelmise aastaga, siis me suudame hoida selgelt vastase kolmandikul palli, on ju, et ega eelmine aasta oli ka, selles mõttes olid nagu toredaid nagu tulemusi, aga noh, need on nagu sellised nagu episoodilised ja sa oled pigem terve mängu surve all ja siis võib-olla vedas lõin ühe standardist ära või mis iganes kontrast ära, siis sellel aastal on meil, ma arvan, ikkagi selline palli ka mäng kvalitatiivselt nagu tõusnud. Ta on küll nagu selline üles-alla tihtipeale, eks ole, et üks mäng on hea, teine mäng on halb, on ju. Aga see, et sa suudad ikkagi vastase kolmandikul hoida palli mõtestatult ja olla ohtlik, no siis see on nagu selge samm mänguliselt edasi, on ju, et noh, ja kui ma võtan siis sellest Flora mängust edasi 2 mängu, millega tegelikult nagu kaotad mõlemad suurelt isegi lausa, on ju, siis
ma ei tea, see mängupilt on ikkagi nagu lubab. no see Paidel 1-4 kuidagi nagu mängupildile see skoor üldse ei vastanud. no Transiga ka ju, ma mäletan seda Transiga mängu väga hästi, et ma kuna mängin Fantasy't ja Tristan Koskor on seal tiimis, ma nagu imestasin, et kuidas need väravad ei tule. Üldse võib-olla Premium liiga 8 vooru märksõna minu meelest ongi ebastabiilsus nagu põhimõtteliselt kõikidel võistkondadel, et kui võib-olla jätta Nõmme Kalju ainult kõrvale, kes on suht nagu stabiilne olnud, siis Levadiaga enam-vähem. ei, Levadia on ka enam-vähem, aga on midagi, mis on nagu no, tõesti kurvastanud, et nagu kohe midagi silma turkab, pähe kargab. No väravahi vigastus on suhteliselt kurb, eks ole, sündmus, et see ikkagi terveks aastaks, nagu ta sisuliselt väljas on, 2 väravahi lausa on ju, et aga see on osa nagu jalgpallist, et sa sinna võib-olla kas saad parata, ei saa parata, eks neid juhtub niikuinii on ju. aga kui kiiresti see Lapa otsus üldse tuli, kuidas see ikkagi, selles mõistes treenerite poolt tuli nagu signaal, et seda on nagu ju vaja sisuliselt peale mängu kohe, et me ei saa 1 väravahi nagu minna vastu edasi hooajale. Aga mis sinu roll üldse nagu Tammeka esindusvõistkonnaga hetkel seoses on, et kas sa oled kuidagi igapäevaselt käed küljes ka töötad või oota, me jõuame selle küsimuse. Jaa, ma lihtsalt mõtlen näiteks ei, sa mõtled Lapa näitel või? Jaa, Lapa näitel, et kas kuidagi sina nagu sekkud nendesse protsessidesse või teevad neid teised inimesed? Teised inimesed teevad, et ma selles mõttes olen kursis selle kõigega ja me nagu, ma ei tea, kuidas öelda, siis kooskõlastame, et jah, seda on vaja nagu teha ja me oleme seda otsust tegemas ja minu arvates on õige otsus. Ja... Kas sa oleks saanud seda vetostada ka või? No ma ei tea, no ega lõpuks ikka jah, et võtame nagu niipidi, et ükskõik kes siis ma ei tea, oletame, et me oleme 4 arutame seda, kui üks on ikka selgelt sellele kõigele vastu, no siis on, ma arvan, selle nende 3 ülejäänu roll seda 4. veenda selles või siis on midagi valesti. No selge, see sportlik, ühesõnaga olete rahul, ei ole hirmu, et väljalangemisoht on? Ei, no ei. Kas ühelgi tiimil ei ole seda ohtu, et ma ei tea, keegi peab ju langema lõpuks. Absoluutselt, jah. Ma ei tea, võib-olla 12 meeskonna peale. Ma teen kohe ära, esimest korda kuuletasid, kui Kuressaare peaks jääma Premium liiga 10. aasta, siis järgmine aasta osaleb Premium liigas 12. Aga ma tahtsin enne, me kindlasti jõuame sinu rollist rääkida, on väga põnev. Lihtsalt üks detail eilsest mängust veel. Minu jaoks nagu veits imelik asi, ma tõin selle Telegramis ka välja. Et ma vaatan mängu, vaatan seda tribüüni, vaatan, kui palju inimesi seal ümber on, mõtlen, et loen veel üle ka, vaatan mingi 250, 300 võib-olla. Ja siis vaatan protokolli on 400, mis oli 480 vist või 430 üle vahet. Et mis teil oli seal laste üritus ja lugesite kõik lapsed kokku või kuidas, sa tead sellest? Ma tean väga hästi seda, jah, ma viisin ennast kurssi, ma kuulsin, et seda küsimust on esitatud, aga vaata, kuidas info liigub, sest me ei küsinud seda Tammeka käest, aga Tammekani see info jõudis. Jah, see on jõudnud jah, aga see ikkagi oli selles mõttes, et vaata, me teeme seda puhtalt, ma arvan, et kõik kõrgliiga mängud teevad niimoodi, et sa piiksutad mingisuguse süsteemiga piletid konkreetselt läbi ja need, et meil on nagu samal ajal mingi teine üritus, seda tehakse ka, ma arvan, suhteliselt nagu palju on ju, et ma ei tea, on see Pärnu Summer Cup või on see mingi muu, aga et sul ei olnud nagu me ei lugenud neid lapsi sisse, kes seal pilti tegid, vaid nemad pidid tulema ikkagi pärast aias sisse oma pileti võtma, läbi piiksutama ja sinna nagu kohale tulema. Et mul tekkis küsimus, kui ma kuulsin seda teemat, et nii mul kui teistel, ma arvan, kohal oli, et tal oli küll selge tunne, et seal oli kõige rohkem inimesi. Mina ise arvan, see on üle 500 julgelt, kui sa seal koha peal olid ja võrdlesid siis eelmiste nagu mängudega. Et see pilt, mis siin taustaks on, see on nagu 91. minut. Ei, no ma ütlesin, et see ei olnud ainus, et kus see tuli. Aga no ma ei tea, mina võtsin Mati näiteks 17. minut või ma vaatasin mingid highlights, vaatasin, et sul ikkagi tribüün on nagu täis, et ju ta ikka selles mõttes nagu korrektne nagu on. Et selle numbri sees ei ole neid lihtsalt pildistajaid seal, kes siis näiteks ei tulnud mängule. Numbri sees ei ole neid lipupoisse, keda me siis võtame sinna taha juurde, ei ole mängu korraldajaid, ma ei tea, ei ole kohtunik, ei ole mängijaid. Ei ole kaia taga olijaid, et see on veidi see Summer Cupi teema, et kui avavile on, siis on 2000 inimest tribüünil ja kui 76 minut, siis on umbes 800 järgi. Ma saan aru, ma põhimõtteliselt nagu mulle, kuna Eestis on see inimeste valim on nii väike, siis see jääb lihtsalt silma, see on aru saada. Ilmselt kuskil Euroopas võib ka nii olla, et mingid inimesed lahkuvad ja Inglismaal inimesed üldse lahkuvadki 10 minutit mängu nagunii varem ära. Ma olen ka käinud mängul, kus siis muidu on täis maja, eks ole, 80 minutil on pool tühi. Mis see siis publiku arv on, et pool tühi oli vähe. Ei, ma lihtsalt mõtlen sina, kui need ärimees on ja mina, kui Tammeka juht tulen, tahaks rahas, nagu võib-olla küsid muu seas, et palju teil siis rahvast käib, ma ei tea, 480 on, 400-480 saavad mängu vaatad, kurat, siin on 200, et siis see on nagu selline kentsakas olukord veits.
Selles mõttes. Aga no ma ei tea, jah, ma ikkagi juhin tähelepanu, et seal oli nagu rohkem ja ma ei tea, kui ma vaatasin ka highlights'i videosid, siis ju on nagu rohkem. Mina tunnistan, et ma olin küll seal, eks ole, suletud ruumis peidus, et Vaat see on see VIPide teema. Seal on juba 15 inimest oli vähemalt. Head ja paremat on ka. Mis teil VIPis saab siis? Pakutakse süüa ka? Ma ei tea, jah, tule toetajaks. Kui kaval müügitöö käib. See on üleskutse kõikidele Tartu ettevõtetele, üldse Eesti ettevõtetele, et saate Tammeka Coop staadioni viipi. Vot, aga okei, see sai õiendatud, selgitust antud, eks igaüks meie asi on küsida. Davai, aga nüüd tegelikult me tuleme täiesti õigete teemade juurde. Kaarel Kiidron, me ei saa ju seda päeva täpselt teada, sest me ei viibinud selle, aga mis oli see, räägid natuke kronoloogiast, kes su juurde tuli, võib-olla sina tulid ise jutule juurde, see nii-öelda protsess, kuidas sa tulid Tammekasse tagasi Tammekat juhtima? Ütleme niimoodi, et eks see nagu mõte on mul peas ikkagi juba tükk aega olnud, et seal on nagu, ma olen kogu aeg kaasa elanud Tammekale, vaadanud mänge episoodiliselt ja olen nagu käekäigust huvitatud olnud, on ju, et noh, lihtsalt oma igapäeva nagu töö kõrvalt ei ole võib-olla sul olnud nagu sisuliselt aega, pluss 2 väikest last olnud, on ju, et siis see on nagu kuidagi, et ma ei ole nagu sisuliselt olnud kokkupuudet mul Tammekaga peale seda, kui ma siis lõpetasin 2017, on ju, et pole olnud klubiga seotud, mõnel üksikul mängul käinud. Aga jah, kuna see nagu mõte on nagu kogu aeg olnud, et natuke nagu tunnen, et on sellist nagu lõpetamata tööd justkui, et kunagi tahtsin mängijana kuhugi kõrgele jõuda koos Tammekaga, aga see nagu ei õnnestunud, on ju, et siis et tundsin, et seda tööd tahaks lõpuni viia. Ja ütleme siis, äkki see oli siis umbes eelmise aasta kuskil hooaja alguses saati hakkasin suhtlema Tammeka siis toonade juhatusega, Indrek Oseriga oli siis esimesed vestlused. No kuidas see oli, sina ise kirjutasid, kuule, et tahaks nagu või sinu peale tuldi või kuidas see oli? Jah, ta vist oli niipidi, et mina võtsin ühendust ise ja tundsin huvi, et kuidas ma saaks kaasa lüüa ja mis neil mõtted on ja esialgu see mõte oli mõnes mõttes lihtsalt nagu toetajana kaasa lüüa, aga lõpuks nende mitmete nagu vestluste käigus on nagu selleks olukorraks nagu formuleerunud, kus me nagu täna oleme, et võib-olla see kõige efektiivsem viis kaasa löömiseks on ikkagi oma näoga ja võib-olla siis oma midagi siis oskusega kultuuri luua kaasa lüüa. Okei. Ja palju siis alates esimesest kontaktist, kus ütlete 2025 alguses ja minu meelest suvel siis sind kuulutati nagu signingut nii-öelda. Et kui palju sa teadsid toona või nagu kui sa nagu hakkasid liituma see läbirääkimiste protsess oli, kui palju sa nagu siis ise tahtsid, et oleks veel nagu suunatud, tulid ju veel, vaata, Kalle Paas tuli, Veiko Soo veel, mingid inimesed, kui palju sa ise tahtsid, et et ma tulen, kui tulevad need muutused või siis sulle juba öeldi, et me kavatseme nagunii muuta, et palju seda oli? Ei, no eks ma ikka olen seda selles mõistes nagu reerinud, et minu asi on nagu küsida hästi palju nagu küsimusi, eks ole, et ja saada aru, et ja oodata siis võib-olla nagu, et inimesed nagu õigete vastusteni jõuaksid kõige parema sõnaga mõttes, on ju, et kui küsimus on, et kuidas me nagu saame paremaks või kuidas me jõuame päriselt nagu medalitele, siis me hakkame seda otsast nagu arutama, on ju, et ega see esimene nagu või ma ei tea, mitmes vestlus see oli, on ju, aga et sa nagu jõuad üsna pea nagu selleni, et miks me siis täna sellises seisus oleme, on see, et meil ei ole piisavalt ressurssi inimeste näol, et kes seda kõike suudaks nagu üldse manageerida, on ju, et siis sa selge, et kui inimesi on puudu, siis on inimesi juurde vaja. Mulle väga meeldis, kui sind nagu kuulutati presidendiks, siis ühed esimesed sammud ka seal samal staadionil olid need, et sa tulid nagu väliselt inimeste ette avalikult, et ideekorjad saada, et palju üldse tuli sellist nagu välis, siis ma mõtlen, justkui nagu sisemine kogukond võib korraga, ma ei tea, lapsevanemad, kes iganes, aga need inimesed, kes nagu justkui Tammekas ei töötanud ja andsid mingi suuna kätte, et kuhu suunas see Tammeka võiks liikuma hakata, esiteks palju see tagasisidet oli, teiseks, kui seda oli, et palju te sellest olete kaasa võtnud? Tunnistame, et ega seda otseselt ma arvan väga palju ei ole, et keegi tuleks ja niisama siis ütleks, et kuulge, tehke seda ja seda, on ju, et see pigem on olnud see, et
mina olen ise lõpuks ka väga paljudega suhelnud, klubiga seotud või mitte seotud inimestega ja noh, siis läbi selle sa saad mingisuguseid ideid, mida nagu siis ellu viia, on need siis lapsevanemad, kes löövad mingis võtmes kaasa kogu siis sellise tegevuskava ja arengukava elluviimises, on ju, et aga ütleme konkreetselt sellest üleskutsest, noh, minimaalselt. Kahju, seda on kahju kuulda. Aga ta üldiselt nagu, eks ta on lõpuks ikkagi selline anonüümne, on ju, aga selles mõttes ma olen suga nõus, et ma arvan, et see on nagu selles mõttes nagu vajalik, on ju, et me oleme nagu näoga ikkagi oma kogukonna poole, et see võimalus on nagu endiselt nagu kõigil olemas ja see ongi kõige olulisem, et ega sa ei tee jalgpalliklubi, et nüüd olen mina ja siis see ongi nagu minu jalgpalliklubi, vaid tegelikult see on nagu ikkagi meie ühine jalgpalliklubi ja see on see ühine nagu ruum, mille sa mõnes mõttes nagu lood, et see on ikkagi meelelahutus, mida me tahame pakkuda, on ju, et selle juures on nii palju nagu nüansse, nii palju kihte, nii palju tegevusi, et kõige peale ei jõuagi nii mõelda, on ju, ja kõik ellu viia, et siis sa pead kaasama inimesi, see on nagu A ja O selle asja juures. Mina mõtlesin, et su unistus on ikkagi kuskil Coop Arenal Real Madridi vastu võiduväravad löönud Tammeka VIP-sektorist välja tulla rõõmustada. Aga kusjuures sa enne ütlesid natuke, et sa võib-olla realiseerid oma unistusi nüüd nagu teisel kujul, et võib-olla mängijana siis kõik asjad päris nii ei läinud, aga eks sa ise mäletad, mul on selline mälestus sinust, et see on umbes selline 10 aasta tagune juhtum hooaja avamiselt, kus sa esindasid Tammekat ja siis alaliidu president Aivar Poolak ütles sinu kohta, et selliste parameetritega mees peaks mängima Inglise kõrgliigas. Ma küsin siis, et ma ei tea, kas mäletad sellist vestlust või ei mäleta. Minul on kusjuures üks väheseid asju, mida ma avamistelt mäletan, on selline lause, ja siis ma küsingi, et mis siis nagu jalgpallikarjääris nagu valesti läks, et Inglismaa kõrgliiga ei tulnud. Tšehhi esiliiga ja Eesti koondis küll tuli, aga kõrgliga, vabandust. No see on juba mingi... see on jah, selles mõttes on nagu tubli saavutus ikkagi kokkuvõttes, kui vaatad nagu tagasi, on ju, et paljud on siis suutnud üldse profi jalgpallurina nagu elatist teenida, jõuda välja ka Eesti koondisesse, on ju, et see on kindlasti nagu ma arvan väga paljude jalgpallurite nagu unistus. Et noh, mille taha see nagu selles mõttes nagu jäi, et noh, see on nagu selline seal on erinevaid nagu nüansse selle juures, kindlasti on üks see, et võib-olla ma ei olnud lihtsalt piisavalt nagu ikkagi hea selles mängus, et on see siis füüsilised eeldused tulevad lõpuks sulle mingi teistpidiselt nagu vastu. Kindlasti ka sa, ütleme selline, võib-olla loobusin selles mõttes nagu vara, on ju, et kui ma ikkagi Tšehhi kõrgliigas siis nagu tagasi nagu tulin, siis ma oma sisuliselt nagu peas olin lõpetanud nagu selle eelduse, et ma nüüd proovin veel kuhugi kõige kõrgemale saada, et sellist mängisid mõnes mõttes enda lõpuks küll Eesti kõrgliigas edasi. Aga millest see tulenes, sest olgem ausad, et Tšehhi kõrgliiga ikkagi on väga väärt saavutus juba, mingi 23 või vanas olid toona, et... No millest see tuli, et see on nagu kuidagi sisekaemus on, et sa vaatad nagu iseenda sisse, et okei, kui ma nüüd veel järgmised 10 aastat, eks ole, pingutan, et milline mu karjäär võiks veel välja näha. Ja noh, see, mida ma nagu realistlikult vaadates nagu endale ette manasin, siis ma arvasin nagu, et ma pean peale jalgpallikarjääri lõppu ikka midagi muud tegema hakkama. Ja põhimõtteliselt see oli nagu selline põhiline nagu kaalutus, et siis ma mõtlesin, et aga võib-olla pigem on nagu let's call it a day ja et hakkame juba nagu siis kõrvalt tegelema ka millegi muuga, et ma, sest et noh, ütleme 35-selt näiteks karjääri lõpetades, kui sul on olnud, ma ei tea, keskmine karjäär on ju, noh, et sa, mis siis oskused sul muuks eluks nagu olemas on või mis kogemused on ju, et see on nagu väga selline spetsiifiline oskus on mängida jalgpalli ja osata tšehhi keelt on ju, et ei, no see on väga-väga tore tšehhi keelt osata. Ei, seda on jah, aga siiski... Siiamaani oskad või? Ma oskan niimoodi suhtlustasandil. Saad, kas su käest, täitsa random küsimus, su käest seoses vaata meil mängib Saarma ja Sinjavski seal, keegi ei ole Tšehhist mingi vana tutvuste pealt midagi küsinud nende kohta või? Nende kohta ei ole, aga ütleme siis, kui ma ikkagi ära tulin, siis selles mõttes ikkagi uuriti, et keda ma võiks sinna nagu saata. Ma olen siin nüüd Tammeka presidendina olles, olen siis nagu võtnud neid potentsiaalseid kogenud mängijaid, et keda ma siis tiimi nagu tahaks saada, siis oled vaatnud Messengeri lahti, siis vaatad, viimane vestlus oli 2013, et kuule, ei, on nagu see, kas sa oled vaba mängija või ei ole, et mul on siin üks võimalus selle välja pakkuda. Ei, see on umbes nagu see, et mingi vana klassivend, kellega pole 15 aastat suhelnud, et kuna mul on üks investeerimisidee. Aga okei. Mida sa teed praegu Tammekas? Mille eest sa vastutad? No, ütleme, et lõpuks ma heas mõttes vastutan nagu kõige selles mõttes on ju, et ega lõpuks sa siis ma ei tea, presidendina või organisatsiooni juhina vastutad selle eest, et seda strateegilist eesmärki siis täidetakse, mida me oleme endale püstitanud, on ju. Et see on selline kõige suurem
vastutuskoht on ju, noh siis see jaguneb nagu lõpuks väga paljudeks erinevateks valdkondadeks, millega üks klubi tegeleb, millised meie eesmärgid nendes valdkondades on, noh mõned neist asjadest on nagu konkreetselt ja avalikult, eks ole, välja öeldud, mis ma arvan, on nagu mõistlik ja nagu vajalik, on ju, et ja ütleme, kui me igapäevatööst nagu räägime, siis noh, nendest valdkondadest ma kindlasti tegelen finantsidega suhteliselt süvitsi, siis ma infrastruktuuri valdkonnaga puutun väga tihedalt kokku ja ütleme siis ka kogu esindusmeeskonnaga või ütleme siis sportliku poolega, et ma küll ei tee nagu selliseid sisulisi koosolekuid teevad ikkagi nii-öelda erialaspetsialistid omavahel, aga ma siiski olen pisteliselt neil koosolekutel, et aru saada, kuhu me suundame, liigume ja kas nagu mõtted tunduvad loogilised. Kas selle aasta jooksul oled sa midagi sellist muutnud, juurutanud, mis on andnud selliseid tulemusi, et ma ei tea, mina ja Maarjo saaksime ka aru sellest? Et see, et No, võib-olla me ei saa aru, et jah, see on sinu täpselt, muudatus, aga no et see on... ütleme, noh, kui me näiteks räägime nagu noorte spordist, tippspordist, siis selles osas, et ma ei tea, U15 kuni U21 vanuses noorte sport on ju, et noh, küsimus on, et miks me oleme täna siis sellises seisus, et Tammekas on mõni üksik, kui üldse noortekoondise mängijaid on ju, et ilmselgelt on midagi valesti, et kui me tahame, et me järjepidevalt suudaksime kasvatada nii-öelda esindusmeeskonnale mängijaid peale ja sealjuures me tahame ju olla ka positsioonil nii-öelda tabelis lõpuks ülevalpool, noh siis see peab muutuma, on ju, et siis on küsimus, et mis seal nagu valesti tehakse, et noh, see on nagu fakt, et nagu numbrid ju näitavad, et midagi tehakse nagu valesti, et alati on seal muidugi subjektiivsust, et noh, et kes on parem ja kes on halvem, on ju, aga noh, midagi nagu ikkagi noortekoondislaste arv näitab, et noh, siis see on see, mida me peame hakkama muutma. Mina ja noh, me oleme nagu selles mõttes jõudnud nagu selleni, et see on nagu võib-olla ka üleüldiselt Eesti jalgpallis probleem, et ühel treeneril on tihtipeale 2-3 treeninggruppi, on ju, et kui palju sa jõuad minna süvitsi siis selle mängijaga, kes võib-olla on nagu talendikam, potentsiaalikam, kui palju sa teed temaga eraldi treeningut juurde, kui palju sa räägid temaga ja võib-olla kogu meeskonnaga toitumisest, psühholoogiast, üldse sellest, et milline su karjäär võiks välja näha, on ju. Et ma arvan, et see on nagu põhiline probleem, mis on nagu puudulik, vähemalt nagu Tammekas. 4 aastat tagasi ma mäletan, Kristjan Tiirik ütles, et Tammeka duublimängijad või 16, ma ei mäleta, kumb see täpselt oli, ei saa enamasti teha isegi nagu täie väljaku peal trenni. Et noh, selle pealt ma arvan, ongi väga nagu keeruline üldse ju kuskile jõuda, et kas need nagu variandid on tänapäeval tänaseks päevaks on kuidagi nagu noortele paremad või on ikkagi see väljakute puudus Tartus selline, et noh, reaalselt tulebki ohverdada? Ei, ma ei tea, mina isiklikult ei ole nagu sellel arvamusel, et täna nagu ruumipuudus on see, mille taha kellegi nagu areng jääb, et ma arvan, see on ikkagi, ütleme, süsteemselt on ikkagi nagu korduste arvu küsimus, et ma ei tea, see on ikkagi subjektiivne nagu arvamus, on ju, aga ma arvan, et vähe trenni tehakse ikkagi kokkuvõttes, et noh, nüüd on küsimus, et kuidas me siis rohkem trenni saame teha, et kui sa teed esmaspäevast reedeni iga päev näiteks õhtul trenni, on ju, noh, siis on teine küsimus, et okei, kool on, eks ole, ees, et hommikul ei saa nagu teha, sest on kool, on ju, aga noh, siis me peame hakkama seda muret nagu lahendama, et kuidas me suudame ja kuhu me nagu pikime mõnes mõttes seda nagu rohkem juurde, sest et noh, ma ei tea, kui me võtame täna ikkagi Eestis tippu jõudnud nagu jalgpallureid Karol Mets ja Ragnar Klavan, siis ma julgen väita, et nemad on teinud rohkem trenni kui keskmiselt täna Eesti meistriliigasse jõudnud Tammeka mängija. Kas selle aastaga on siis midagi Tammekas muudetud sellega? Selles mõttes positsioonipõhised näiteks treeningud on hakanud. Martti Päht siis, kes on U21 peatreener, konkreetselt võtab siis mingite vanuseklasside mängijad, teeb nendega eraldi positsioonipõhiseid treeninguid juurde. No, teine on siis nagu struktuuriline küsimus ongi nüüd see, et kuidas me suudame mõnes mõttes treenerid jagada ära selliselt, et neil ei oleks nii palju koormust ja nad suudaksid põhimõtteliselt ka kõike seda rohkem nagu pakkuda, on ju, et protsess on hetkel nagu käimas, on ju, see tähendab otse loomulikult seda, et see on finantsiliselt hoopis teine nagu lugu, on ju, et kas sa teed, et ega lõpuks sa ei saa nagu öelda treeneril täna, et 3 grupi asemel on sul 1 grupp ja siis su palk läheb 3 korda väiksemaks, on ju, noh, et noh, keegi ei taha enam treener olla, et lõpuks sa võtad seda rohkemaid gruppe sellepärast, et sul ka oleks mingi majanduslik nagu enam-vähem tase olemas, on ju, et noh, selle lahendamine on kindlasti hästi nagu keerukas, aga ma usun, et me suudame seda lahendada. Kas eelmine aasta Tammeka U21 mängupilt ja tulemused tekitasid mingeid kriisikoosolekuid vahepeal? Ei, ausalt öeldes ega ei tekitanud jah, et no see on olukord, mida nagu
on juba, ma arvan, keeruline parandada, et see on asi, kus tuleb vaadata nagu allapoole, et need asjad läheks tulevikus ei no paremaks. aga sa ei peagi, iga koosolek ei peagi nagu arutama seda, mis on nagu selle, nagu aga konkreetselt need selles. muutused tulevad nagu pikemaajaliselt, eks ole, et sa ei saa Loomulikult. nagu, et noh, hea lihtne, kui oleks see kõik niimoodi, et ma olen kohal, ütlen, et olge nüüd tublimad ja paremad, on ju, ja siis nad järsku on ju, et siis oleks mõnus ja lihtne, aga noh, nii ta ei ole, on ju, et noh, kui ma eelmist aastat nagu räägin, et mina näen, et Tammeka duubli koht on kindlasti esiliigas, on ju, aga eelmine aasta oli mõnes mõttes see, et sul on esindusmeeskond on nagu noh, pigem alamehitatud, siis need, kes on talendikamad duublimängijad, nad osalevad hästi palju esinduse protsessis ja ka mängudes on ju pingi peal ja siis neid saadetakse episoodiliselt, eks ole, esiliigasse ja noh, siis see tase ongi seal on nagu kõikuv, on ju. Et noh, mõnes mõttes on tänane eesmärk olnud see, et me seda püramiidi tippu teeme nagu natuke tummisemaks kõige paremas võtmes, on ju, ja see esindusmeeskonda jõudmine ei saaks nagu olla nii lihtne või noh, ei tohi olla niimoodi, et me võtame duublist sellepärast, et meil esinduses ei ole, on ju. Et see ei saa ju niipidi olla. Mul on, ja me jõuame veel, kuulajatele jõuame veel süvitsi minna teatud teemadega, aga mul on, kui me juba räägime sinust tulekust Tammekasse, kuidas sa jõuad ja kas ei ole hirmu, et tuleb läbipõlemine või peab kuskilt järele andma, sest et olgem ausad, sa oled ju Lividas, on ju, Tammeka, veel mingid projektid siin-seal, kuidas ise hindad, on sul piisavalt aega ja ressurssi? Ma manageerin jah, saan täitsa hästi hakkama, pole üldse küsimust. Ei ole probleemi sellega? Ei, no. Et Tammeka lapsevanemad või Tammeka mängijad või treenerid ei pea kartma, et nende president... Ei, seda ohtu ei ole jah, et üldiselt on muidugi hea reegel, et kui sa tunned, et sa oled esinud, siis puhka. Aga kui sa jõuad, siis tuleb teha, et ega muud loogilist valemit ei ole. Noh, ega lõpuks on see, et ega ma ju ise ei tee kõiki neid asju, et sa juhina ikkagi pead looma kultuuri, küsima õigeid küsimusi, inimestele mõõdetavaid eesmärke aitama seada, et nemad ikkagi suudaksid, ma ei tea, ennast teostada, et ega lõpuks juhtimise ABC on ikkagi selline. Ja, mulle meeldib see reegel, et kui oled väsinud, siis peab puhkama, see on väga õige. Minul meeldib reegel, et päevas on 25 tundi ja 8 päeva on nädalas. Aga lõpetades seda teemat, et mis on ülesanded, et olles president ja nagu esindusnägu ja nagu juhtfiguur klubis, kui palju sul on suhtlemist teiste Premium Liiga klubide juhtidega ja kui palju võib-olla sa tahaksid, et see oleks rohkem? Ma ikkagi selles mõttes suhtlen, aga võiks olla rohkem nõus. Aga mis tasemel see suhtleme on lihtsalt selline ei, ma ikkagi üritan saada targemaks kogemuste baasil, eks ole, et ma ei tea, Ragnar Lavaniga on suheldud, Veiko Veskimäega on suheldud, ma ei tea, Velkoga räägime juttu erinevatel teemadel, mis võib-olla on ka kattuvad, eks ole, kogu Tartu jalgpalli mõttes, et eks seda ikka on. Aga arvad sa, et Premium Liiga vajaks sellist nagu kogu, et klubi juhid saavadki tõesti, ma ei tea, korra kuus või korra kvartalis konkreetselt kokku ja vaatavad, et kuhu suunas see Premium Liiga nagu areneda võiks just klubide huvidest lähtuvalt. Kindlasti on ta nagu loogiline, et see nagu toimuks selline pidev arutelu nagu rohkem, aga selle juures ongi just selle ajaleidmine on kõige keerukam, et minul on kindlasti vähe aega, vaba aega on ju, ja saada seda klappima, ega kõikidel presidentidel on selles mõttes nagu sama, või klubi juhtidel üldse, et ega see on nagu keerukas, et küsimus ongi, et mis eesmärki ma siis selle nii-öelda potentsiaalse kooskäimisega üldse nagu saavutada tahan, aga sellise know-how jagamine, ma arvan, et see on nagu ülioluline, et me nagu Eesti jalgpallis seda üksteisega nagu heas mõttes nagu valimatult jagaksime, et jah, muidugi me oleme üksteise konkurendid ka, aga päeva lõpuks me ikkagi eesmärk on, et Premium Liiga ei oleks tugevuselt mitmes 52. liiga Euroopas, vaid et oleks üldiselt 40. hulka vähemalt jõuaks. Praegu teil tuligi nagu palju Brasiilia mängijaid ühe agentuuri kaudu, kes on nagu Paide linnameeskonnaga ka teinud tihedalt koostööd, et kas see ongi näiteks sama, et ma ei tea, Paide käest saite need kontaktid ja siis mõtlesite, et proovime ka? Pigem need kontaktid, nad võtsid vist meiega ise ühendust ja seda kaudu me siis hakkasime nendega koostööd tegema. Arusaadav. Enne kui me liigume edasi, me filmime offline, et meil on selline luksus, et me võime mingid asju enamike inimeste jaoks peita ja memberitele jagada pärast. Et kui sulle sobib, siis mul on 5 kiiret küsimust, mille sa ise tead, kuidas sa vastad. Seda kuulavad ainult meie memberid, nii et need, kes ei ole meie memberid, ka kohe see segment jätkub ja te ei kuula seda. Nii, aga me tuleme nüüd tagasi memberi segmendist ja jätkame vaikselt teiste teemadega.
klubi finantsseis. Sa ütlesid, et see on väga, väga nagu sinu tööülesannete sees on ju. 2 episoodi tagasi oli meil podcastis, me lahkasime vist võib öelda klubide majandusaasta aruandeid, küll eelmise aasta omad, mitte selle aasta omad. Ja peab nagu kiitma, et juba eelmine aasta oli see sponsor või nagu tulust, ettevõtlustulu oli siis nagu kahekordne ja nüüd on käinud mingid jutud läbi, see öeldi välja, et lausa üle 1 miljoni saad selle aasta pealt või midagi sellist. Et räägi meile palun teie finantsedust, kuidas, mis on nagu, miks on teie juures nii palju sponsoreid, mida te olete muutnud, kas nüüd on lihtsalt rohkem aega või sinu tutvused? Jah, ma arvan, et see on kombinatsioon nagu kõigest on ju, et me oleme ära kirjeldanud seda, kuhu me jõuda tahame. Ma arvan, et Tartus on selles mõttes olemas inimesi, ettevõtteid, kes hoolivad jalgpallist, hoolivad Tartu jalgpalli ja selle tulemuse ja sellega tulemuse nagu saavutamisest on ju, et noh, tegelikult seda on ju aastaid nagu ikkagi oodatud Tartu siseselt vähemalt, et noh, et millal me hakkame nagu Tallinnale vastu on ju. Et ma arvan, et see selles mõttes kõnetab inimesi piisavalt, et neid nagu kaasata, aga noh, ma lihtsalt juhin tähelepanu, et kindlasti on nagu palju ettevõtteid ja inimesi, kes mõnes mõttes nagu ei usu enne, kui ette näidatakse midagi, et noh, nüüd on tõesti tulemus nagu paremaks on ju läinud, sest et väga paljud ettevõtted tahavad mingit tulemust. No jah, selles mõttes, et ega seda juttu on ju varemgi räägitud, et me nüüd hakkame kõvasti nagu tegema on ju. No pluss jah, just ma arvan see ajalugu, et tegelikult ju noh, alustades sellest, et kui Merkuur ja Tammeka üldse ühinesid kuni sakslaste ettevõtmiseni, et noh, neid ju uusi tulemisi on olnud ju mitmeid, et sa ei mulgen öelda, et see on siis võib-olla üldse nagu 4. Tammeka hetkel, kui nii saab öelda. Jah, et ühesõnaga, et sa pead nagu natuke midagi ette näitama, mille peale ma arvan, on siis veel võimalik nagu midagi nagu kasvatada, mis noh, teistpidiselt teeb selle olukorra nagu selliseks, ma ei tea, keeruliseks on ju, et selleks, et tulemust saada, on sul finantse vaja on ju, aga selleks, et nagu noh, jah, et ühesõnaga ta nagu üks mõjutab ju teist on ju, et sa ei saa ilma finantsita ikkagi lõpuks tulemust saavutada on ju, et see on ka nagu selge, et kui sa täna nagu võrdled seda, et jah, et meil on küll selleks aastaks nagu õnnestunud eelarvet nagu kasvatada tublisti on ju, siis kas need 1,5 miljonit on aus asi, mis välja käidi või? 1,5 eelarve siis? Esimese meeskonnal on miljon eelarve. Okei. Ma mõtlen, mitte isegi eelarvet, minu meelest kas ei öeldudki, et sponsor see tulu ongi tõusnud nagu 1 miljonini, et mitte ainult eelarve, vaid konkreetselt sponsortulu on 1 miljoni kandis. Me vist ei ole seda. Mina ka ei ole näinud nagu enda. Aga põhimõtteliselt, et noh, et kui tänane nagu eelarve on nagu 1 miljon ish on ju, noh, et see on ka nagu selline, et minu käest ma ütleks, keegi küsis või see tuli nagu teemaks, et noh, et Nõmme Kallil on siis nagu madalam eelarve, eks ole, aga meil ma ei usu, et see nagu realistlik on, et see on nagu natuke küsimus, et kas sa siis paned tegevjuhi palga 100% sinna või sa paned 75% näitad sinna reale, et noh, ta tegeleb ka ju muu klubiga on ju, ja noh, kõikide nende paljude positsioonide ja sa saad nagu seda näidata ühte või nagu teistpidi on ju. Aga noh, kui sa nagu täna võtad ikkagi tippmeeskondadega, noh, ma ei tea, jätame siis Nõmme Kalju näiteks kõrvale, et palju nende eelarve siis nagu täpselt on ju, sõltub vaatenurgast, aga võtame Levadia, Flora ja Paide on ju, siis nad ikkagi on 1,7, 2,2 miljonit, et noh, see on nagu 1,5 kuni 2-kordne nagu erinevus. Ja noh, see eelarve kate valdavalt tuleb ikkagi number 1 mängijate müük on ju, mis on erinev näiteks, kui ma võrdlen Tammekaga või mis iganes alumise poole meeskonnaga, ja teine asi on eurotoetused on ju. Et noh, selleks, et siis mängijad nagu mõnes mõttes nagu müüa, sul peavad olema paremad mängijad, aga sa pead olema ka kõrgemas mängus on ju, selleks, et seda Euroopasse müüa, et noh, see 10. koha meeskonnaga noh, raske on nagu tõestada, et sul on tegelikult väga head mängijad, kui tulemus seda ju ei näita. Noh, eelmine aasta suvel ta ikkagi ühe ülemineku sultsite teha, et küll mitte nagu liiga suurte summadest, aga noh, mingi rada on ikkagi nagu sisse seatud. Ei no absoluutselt on ja ma juhin tähelepanuga, et ka üks Eesti mängija on müüdud Tšehhi kõrgliigasse omale. Et selles mõistes sa oled mõlema müügiga olnud seotud? Jah, sisuliselt jah, et nüüd hakkab tulema. Aga noh, selles mõistes on, et kui me täna nagu räägime seda, et on küll nagu tubli, et me oleme seda eelarvet nagu kasvatanud, siis meie eesmärk on konkureerida lõpuks siis nagu medalitele ja me konkureerime 2 korda suuremate eelarvetega, on ju. Et me tegelikult peame seda veel kasvatama selleks, et me annaksime endale palju realistlikuma nagu sellise võimaluse medalitele mängida. Jah, nagu sa ise oled
siin enne toonud, et see edu toodabki nagu edu, et noh, alustades sellest, et kui sa juba saad selleks meistriks, no siis sul eelarve juba on paratamatult suurem, noh, kuni sul tõesti on nagu mängijate nii-öelda potentsiaal on ka kohe teine. No nii on jah. Ja ütleme, me oleme siis fookusesse mõnes mõttes selle esindusmeeskonna edu küll hästi palju nagu tõstnud, noh, seal on nagu mitu põhjust, üks põhjus on nagu selles, et inimesed teevad järeldusi selle esindusmeeskonna nagu edu baasilt, et milline siis kogu klubi edukus, eks ole, on, et see on tähelepanu mõttes, meedia mõttes, ka siis sponsorväljundite mõttes on nagu ta lõpuks nagu oluline, on ju. Ja noh, teine nii-öelda põhjus, miks me seda nagu võib-olla ettepoole nagu tõstame, et kui jalgpalliklubil on ju tegelikult ka ütleme infrastruktuur ja noormängijate, ma ei tea, tase või treenerite tase, siis nende noormängijate nagu kvaliteetiivseks või kvaliteetseks nagu vormimisel on ju, et see on nagu selline alustala, et sa nagu järjepidevalt suudaksid nagu päris paremaid tulemusi teha, siis mõju nendes on ikkagi väga nagu pikaajaliselt nagu saavutatav, et noh, piltlikult, kui sa täna ehitad uue sisehalli, siis läheb aega 10 aastat enne, kui kogu generatsioon on põhimõtteliselt seda sisehalli saanud täielikult tarbida, on ju. Et siis esindusmeeskonnas on sul võimalik, ma arvan, seda nagu edu kiiremini saavutada ja lisaks siis saada osadest täiendavustuluallikast, milleks on esindus või Euroopa nii-öelda ikkagi nagu rahad, on ju. Et täna Flora, Levadia, noh, võib-olla nüüd ka nagu Paide, mõtle mitmeid aastaid, noh, eriti Flora ja Levadia on suutnud nagu seda siis saavutada, nad on suutnud seda raha reinvesteerida just nendesse samustesse püramiididesse, meil on head treenerid, meil on infrastruktuur, on ju, ja siis on ka, et ühesõnaga seda murda on kindlasti nagu paras pähkel, aga me võtame selle eesmärgiks. Nii et oota, saan selle pildi. Siin on väga hea, teil sotsmeediast tuli täpselt eile see pilt ja mõtlesin, et ma panen siia ka, et 2030 Coop staadion, see on muidugi väga ilus AI-ga genereeritud või mingi mudel sellega genereeritud pilt, et mis asi on, mis on siis see Tammeka suund, võtame siis 5 aastat, et see on nagu kõige realistlikum, loomulikult me võime ka 10 ja 20 aastas ka lõikes rääkida, aga me teame, et see on selline pigem nagu muinasjutuline selles mõttes, et asjad muutuvad, aga 2030, milline on Tammeka ja mida reaalselt te hakkate nagu, noh, mida te teete juba, mida te hakkate tegema selle jaoks? No me eesmärk ja nägemus on, et Tammeka ja Tartu on siis konkreetselt ikkagi medalikonkurentsis kogu aeg, me suudame reaalselt Tallinnale, ma ei tea, iga mäng nagu vastu saada, on ju, et ei ole nagu sellist tunnet, et sa lähed staadionile, et noh, niikuinii täna nagu kaotame, on ju, vaid et ta on ikkagi nagu võrdselt andmine, on ju. Me tahame, et meie noorte süsteem oleks ikkagi sellisel tasemel, et järjepidevalt tuleks noortekoondislasi ja ka A-koondislasi siit. Et seda on nagu ajas olnud, ma arvan, see on nagu pigem nagu tendents olnud natuke nokk nagu allapoole, on ju. Aga noh, kui sa ka protsentuaalselt võtad, et palju on rahvaarv Tartu ja võib-olla üldse kogu, noh, ütlen Tartu versus kogu Eesti ja palju on koondislaste hulk Tartust versus terve Eesti. Sa ei tohi seda libedat teed minna rahvaarvuga võrrelda, siin üks teine tegevjuht on võrrelnud üht teist parameetrit ka rahvaarvuga, et see ei ole rahva seas liiga lendu läinud, et ära mine seda teed. Kasutame siis tegutsevate inimeste arvu. Ma ei ole täpselt kursis, mida te selle all mõtlete. Ei, seal on last alla, aga ma arvan, ma võtan natuke sabast kinni, et tahate kasvatada noori, ma saan aru, et tegelikult üks asi, mis minu arust ei võimalda Tammekal kuidagi olla nagu konkurentsis Tallinnaga, konkurents on see, et oletame, et kui Tammekal tulebki mingi üliandekas, ma ei tea, ründakaitse, mis iganes, ta nagu järgmine sihtkoht on ikkagi Tallinn. Miks? Seni on olnud nii. Seni on ka. Just, ja mulle tundub, et seda te peaksite murdma, esiteks on tal noh, et ta oleks kasulik sinna jääda ja teiseks ta järgmine sihtkoht ei peaks olema Tallinn, vaid Euroopa või välismaa. Absoluutselt, jah. See on selles mõttes, et kui sa täna paned kokku, ma ei tea, isegi tegevmängijatest, siis need, kes on Tartust nagu pärit, siis sa saad juba päris hea medalivõistkonna saad kokku. Muidugi seda ma mõtlen. Igal juhul jah, on see nagu eesmärk, on ju. Aga eesmärk on ka see, et neid nagu järjest rohkem tuleks nagu peale, on ju, et see ei oleks ka nagu mõnes mõttes nagu juhuslik. Et mis ma lihtsalt sellest nii-öelda rahva arvu mõttes tahtsin öelda, et ma arvan, et meil on nagu piisaval hulgal, ma ei tea, nii inimesi kui ka siis harrastajaid, et sa tegelikult pead suutma sellest nagu mingit tulemust formuleerida. Aga ma ei tea, mingitel põhjustel ei ole seda. Kas 2030 te tahate, et Coop Arena olekski teie nagu aasta läbi koduareena? Praegu me oleme mõelnud küll, et see nagu sinna suunda on nagu minemas, et kui me võtame, et meie viimased mängud on olnud ikkagi 400-500 nii-öelda pealtvaatajaga nagu mängud, siis selgelt on see väikseks jäänud juba, sest eestlased on nagu sellised päris nagu kõrvuti kõik ei taha nagu istuda ja tahaks ikkagi ühte vahet ka jätta, on ju.
et siis on vajadus juba tegelikult nagu ma arvan üsna pea, on ju, et selle tulemuse kasvuga kindlasti on ka see publiku huvi nagu kõrgem, et sul on vaja nagu laiendada siis seda tribüünibaasi, et noh, kui sa sinna investeerid, siis tekib nagu küsimus, et aga et miks sa investeerid siis kuhugi, mida sa kasutad nagu suhteliselt nagu vähe, on ju. ainult esimese ringi on ju. et me oleme nagu seda kaalunud, et võib-olla on see nagu aasta ringi, aga noh, see on selline, et see ei pea seda nagu otseselt nagu olema, et nii kaugele ei ole veel täpselt mõelnud. Fakt on see, et sinna on vaja olmetingimusi parandada, seal on vaja tribüünile põhimõtteliselt varsti nii-öelda laiendust, et need on selged. 2030 siis Tammeka tahab mängida medalitele, 2030 Tammeka tahab omale hubast kodu ühes kohas on ju. Kas 2030 Tammeka eelarve on tänasega võrreldes palju, 2 korda, 4 korda suurem, kui palju? Ma arvan, 2 korda on realistlik. Kas Tammeka on 2030 juhtiv klubi Lõuna-Eestis, nagu tugevalt juhtiv klubi, et see on see baasklubi, kuhu nagu kõik Lõuna-Eesti parimad pojad tahavad saada? No vot jah, see on ka selles mõttes on üks meie selle nagu strateegia osa, et noh, jälle kui ma selle nagu ikkagi mulle meeldib rahvaarvust nagu rääkida, et siis kui sa võtad veel Lõuna-Eesti, eks ole, et siis Lõuna-Eesti on ikkagi nagu väga palju veel nagu suurem või kui sa jah, see suurus on nagu piisav, on ju, et sa pead lihtsalt suutma ka seda Lõuna-Eesti nagu klubisid nagu kõige paremas mõttes nagu koondada. Et eks me tegelikult oleme ka seda suutnud, ega meil on täna näiteks Tõrvast on pärit üks mängija esindusmeeskonnas, meil on ma ei tea, Heliosest, Tartu Heliosest on, eks ole, 2 mängijat, üks on Uiseri ja teine on, eks ole, Vaino. Mina Põlva Lootosest näiteks, Mait Toom on Põlva Lootosest, et noh, tegelikult nagu sa oled kogu aeg suutnud seda mõnes mõttes nagu teha, et sa koondad nagu neid Lõuna-Eesti mängijaid ja ka Tartu siis nii-öelda mängijaid. Aga ma arvan, me peaksime suutma seda koostööd teha ikkagi süsteemsemalt ja nagu paremini, on ju, et noh, lõpuks võiks olla nagu meie ühine eesmärk seal Lõuna-Eestis, et noh, iga klubi ei saa olla nagu meistriliigas, noh, ja ma arvan, tänaseks on nagu enamasti on nagu sellest aru saadud, et see ei ole võib-olla midagi nagu toredat ja roosilist, et sa nüüd saad meistriliigas nagu mängida, et eks ta selline pärast kahjumlik projekt ju lõpuks on. No täpselt, need Põlva Lootused ja Võru Heliosed ja Valga Warriorid, need peakski ikkagi kasvatama mängijaid esindusklubi, et ma arvan, selleks see on loogiline. Kusjuures see oli huvitav, praegu sa ütlesid, et Võrust on ka mängijaid. Ma nägin just nagu iluti statsi, et kas see, ma ei tea, kas seal oli midagi valesti siis või oli äkki see sünnikoht, et ma vaatasin, et Võrumaalt ja Jõgevamaalt ja Valgamaalt. Tõrvast. Tõrvast, ma kuulsin valesti vist. Tõrvast on. Ja. Et ma nägin jah mingi statsi ühesõnaga, et Võrust ja Valgast ja Jõgevamaalt ei ole ühtegi mängijat praegu nagu Premium-liigas, mis on tegelikult ebareaalne statistika, et kuidas nagu nendest klubidest ei tule isegi nagu Premium-liiga tasemele mitte ühtegi nagu jalgpallurit, et kas neid mängijaid ei leita üles või see lihtsalt tehtav töö on selline, et mis ei kõlba kuskil. On nagu ühel hetkel hakkama hästi palju nagu professionaalsemalt nagu tegelema ja individuaalsemalt on ju, et noh, ilmselt nagu väikekohtades kaob mingitel hetkedel keskkond ära, aga siis ongi küsimus, et kui meie oleme see nii-öelda Lõuna-Eesti heas mõttes nagu, ma ei tea, koondpunkt või magnet on ju, et sa pead siis suutma neid siia nagu varem nagu implementeerida on ju, et sa ikkagi saaksid nende karjäärile, sest ega omal ajal, kui mina nagu mängisin, siis oli ikkagi sellised väga nagu toredaid mängumehi, näiteks ma ei tea, kas teda Alar Alve on üks selline nagu väga hea näide, kes hakkas võib-olla jalgpalli mängima üldse 14-aastaselt on ju, aga lõpuks lõi meistriliigas ikkagi mitmeid nagu väravaid on ju, et sellised, ma arvan, lõunaeestlastel on nagu sellist spordigeeni nagu suhteliselt nagu palju, et me lihtsalt peame suutma selle just koostöös ikkagi teiste klubidega, et mõnes mõttes see ootab meid ka nagu natukene nagu, ütleme mind nagu heas mõttes nagu ees, et ma nagu tahaksin nende kõikide klubidega palju tihedamalt nagu seda nagu läbi rääkida, et prooviks ikkagi nagu koos kuidagi hakkama saada. Tegelikult, kui sa juba teised klubid võtsid vahetama, ma vaatan veits järjekorda. Tartu Velko ootate Premium-liigasse? Absoluutselt. Ei karda konkurentsi, sa räägid, sa tahad olla tõmbenumber, aga nemad ju tahavad ka olla Tartumaa tõmbenumber. No las nad proovivad samamoodi siis teha, et ma ei karda absoluutselt konkurentsi ja noh, see ainult elavdaks tegelikult ju kogu seda pilti ja et meil täna ka, no selleks selles mõttes ikkagi nagu tore ju derbina. Ja ma arvan, et see publikrekord. Potentsiaalselt see oleks isegi tänapäeval nagu publiku mõttes mitte võib-olla, aga ta oleks kõvem derbi kui Flora Levadia, minu arust vähemalt. Vähemalt esimene mäng oleks kindlasti siuke... Paneks 5-0 ära esimese neile ja siis on... Oi, siin on väga head statement, kus juures see on. Vaata, eelmine aeg Sappinen pani midagi sinna riietusruumi peale, vaata, seda ei karda, et Velko paneb midagi enda. Aga on 6-6 hetkel ja täna on viimsiga mäng. Väga tublisti mäng. Ja, seda kahjuks ei saagi teada, kuidas see mäng läheb. Mida siis Velko teeb hästi?
mida neil on õppida, võib-olla isegi mitte teil, aga teistel klubidel, klubijuhtidel? Kiidame siis naabreid. Ei, no, ma ei oska nagu selles mõttes, ma ei ole nagu nii süvitsi nüüd analüüsinud neid, et mida nad nagu täpselt nagu teevad, et ma keskendun hästi palju rohkem nagu sellele, mida meie teeme, on ju, ja mida me tegemata jätame, on ju, et noh, kui sa lihtsalt peale vaatad, noh, siis ilmselgelt on ju suudetud tekitada mingisugune selline, ma ei tea, kogukond sinna, on ju, et noh, see kogukond on selline minu arvates hästi palju ära leierdatud nagu sõna, on ju, et igal pool on täpselt, mida Mart Raamat meile ütles siin ükskord. No on ju, et igal pool mingid kogukonnad on ju. Ei, ma panengi nime sellele, Tartu derbi on kogukonna derbi. Et aga noh, natuke nagu on nagu suudetud, eks ole, nagu inimesi kaasata, panna inimesi huvituma jalgpallist, et see on ju nagu tore ja lõpuks võidavadki sellest nagu kõik, et kui see saab nagu tähelepanu ja üks jalgpallimäng saab lõpuks tähelepanu, noh siis see ju peab tooma kaasa ka ma ei tea, inimesi, kes siis, ja see konkurents on nagu tervitatav, on ju, et ilmselgelt muidugi vaatad ka sinna nagu tabelisse, et äkki varsti nagu tulebki, on ju, kui see ei ole, tuleb olla valmis, vaata. Kui see ei ole aeg jalgade kohu alt välja võtmiseks, siis millal veel, on ju, noh. Ma ise ka mõtlen, et nagu justkui, et kui Velko peaks nagu kõrgligas tulema, siis tuleb nagu konkurents mingile rahale, aga mina ise nagu mõtlen selliselt, et ma ei tea, kas sa oled nõus minuga, et see võiks nagu tegelikult isegi eraraha kaasamist nagu lihtsustada sellest, et kui see Tartu jalgpall on nagu palju suuremas pildis on. See on ju, vaadake Keila korvpalli näidet, mõlemad on ju tabelis allpool. Isegi ma kusjuures ei usu, et noh, nii Velko ja Tammeka oleksid allpool, aga Keila Kossus on mõlemad allpool ja vaata, mis huvi see on selle asja vastu, on ju. Tekitab kohe nagu heas mõttes polaarsust. Iga kuu tuleb uus sponsor ka veel, et põhimõtteliselt kogu aeg pressiteatada, et jälle uus sponsor. No nii on, see on nagu ikkagi otsene nagu konkurents, on ju, et nagu sa saad aru, et nagu teisel pool jõge olevad nagu mehed, me ju peame neist ikka jagu saama. Ja oota, eestlane tahab ikkagi naabrist parem olla. Et see tallinlane ei tundu nagu nii väga naaber. Ei, ma räägime, teeme 2030, teeme sinuga podcastis, sa ütled, et ega see Levadiale ja Florale kaotamine, no mul ei olnud, vähemalt võitsime Velko. Ja Mart Raamat, ei, tulevad mõlemad siia ja siis tuleb mõnus. Aga no tegelikult selle Levadia ja Floraga ka, et noh, mina olen nagu ma olen väsinud sellest, ma ei taha nagu kaotada neile. Ma ei jõua, et nagu lähed jälle sinna staadionile ja jälle sa kaotada. No, see peab muutuma. Aga tegelikult teil Tartus on ju veel, no see Tartu Kalevan minu meelest, ta muidugi on seal esiliiga B-s, aga täitsa tublisti tegutseb ja sealt tulevad ka ju noorte koondislased ja päris, nüüd on see Robert Michalevski läks HIK-sse näiteks on ju. Väga tublit tööd nagu teevad, et noh, näiteks kui ma enne küsisite, et mida me siis teinud oleme, et noh, näiteks noorte süsteemis oleme meie siis üks vähestest klubidest, kellel on eraldi füsioterapeut noorte süsteemis, mis võib-olla nagu näitab natukene, vabandust, mitte füsioterapeut, vaid fitness treener. Et mis näitab võib-olla Eesti jalgpalli kohta nagu nii mõndagi, et meil ei ole noorte süsteemides fitness treenerid. Ja ma rääkisin sellest ka siis Kalmer Kaasikuga, kes on siis Tartu Kalevi eestvedaja, et esimesed ei olnud, et nemad olid et noh, selles mõttes, et mingi aeg oli Araratil ka minu meelest kõvasti. Võib-olla kuskil nagu seda võib olla, on ju, aga noh, et seda nagu süsteemselt ei ole tehtud, aga noh, Kalev on seda nagu aastaid juba teinud, on ju, et nad on selles mõttes ilmselgelt nagu südamega asja juures ja seda näitavad, eks ole, ka mingisugused tulemused noorte koondislaste näol, on ju. Ma juhin tähelepanu, et noorte koondislastest, kui te võtate täna mingi U15, U17 nagu tiimi, et kui paljud neist jõuavad profisporti, siis see on väga väike nagu number, on ju. Vaatasin just ühte Rootsi uuringut viimase 13 aasta jooksul 300 A-koondislast ja et mitmed neist olid siis leitud U15, U17 tasandil, mitu ei olnud siis üldse. 40% mängijatest, kes jõudsid A-koondisesse, ei olnud kordagi U-koondiseid esindanud. No, see nagu näitab, et see nagu näitab sulle mingit nagu taset, see on mingi võib-olla eeltingimus, eelsoodumus, aga tegelikult on selle keskkonna loomine, järjepidev töö, endasse uskumine on nagu palju olulisem. No pluss mingid mängijad ju tegelikult arenevad hiljem ka natuke, mitte ainult Eestis nagu mina näiteks mängisin esimese mängu U23 koondises näiteks. Ma ütlen, et see on üldse haruldus, et keegi Eesti U23 koondises mängib. Ei, no me tegelikult ju näeme hetkelegi, et noh, see on tore lugu, et mingi U17 maailmameister on Eesti liigas, on ju, aga noh, kui sa justkui nagu mõtled, et kuidas Brasiiliaga U17 maailmameister, kes on oma panusekäigu, kus on, ma ei tea, 100,000 mängijaid, kes ta on 20 parima mängija seas, jõuab nagu Eesti liigasse, aga tegelikult siin on midagi eriskummalist, et väga paljud isegi ei jõua Eesti liigasse. Ja no nii ongi, et vaatasin statistikat Euroopas või sellist maailmas peaks olema 140,000–180,000 professionaalset nagu jalgpallureid ja harrastajad oli 2 miljardit. Tegelikult mul oli üks küsimus ette valmistatud, mis mul on ka silmad organud, aga natuke tuleb Tartust ka seda, et
Tammekas tegelikult on läbi ajaloo päris palju nagu noori klubist üldse treenib, mängib ja ma mäletan ka, et enda ajast alati Tammeka oli, kõik vanuseklassides oli esindatud, paljudes oli duublid ja nii edasi. Ja küsimus selline, miks nii paljud sageli lausa, ma ei tea, vanusegruppide kaupa lihtsalt kaovad ära klubist, nagu kaovad selles mõttes, et loovad kas mingi oma tiimi kuskil on ju, seda esiteks, teiseks ei tule nagu, ei jää klubiga, ei tule nagu toetama, ei satu tribüünile. On sul vastus sellele küsimusele? Ütleme, et ma alustan nagu sellest, et Tammekas on tõesti palju treenitavaid olnud alati, et me oleme, ma arvan, Eesti üks suurimaid jalgpalliklubisid, Eesti üks suurimaid spordiklubisid, aga Tartus kindlasti suurim jalgpalliklubi ja kindlasti üks suurimaid spordiklubisid, et kui seda vaadata nagu, ma ei tea, on see siis pearahade statistika näiteks, et täna on see palju 800 ringis või 770 midagi sellist treenitavat, on ju, et see ongi väga suur nagu number. Aga see on asjade nagu, ma arvan, ühelt poolt loomulik käik, et vanuses siis 15 kuni, ma ei tea, 19 on tihtipeale laste või siis nagu noorte on võib-olla õigem öelda, noorte enda nagu valik, et kas ta tegelikult üldse tahab igapäevaselt teha sealt tänaseks juba 10 aastat igapäevaselt trenni teinud, et võib-olla sa ei tahagi, sul hakkab selline oma kriitiline mõtlemine, vanemad ka soodustavad, eks ole, seda, et sa ei pea tegema, kui ei taha. Et teine asi on ka selline võib-olla siis jah, konkurentsi nagu sõel, et noh, ja sa seal ju päriselt nagu eristad seda, et kas keegi on üldse harrastusspordis edasi ainult variant või on tal päriselt ka tippspordis mingisugust nagu ainest, on ju, et on lihtsalt nagu ka loomulik nagu sõel, et noh, sul ei olegi nagu võib-olla mõtet enam siis edasi teha. Ja see nüüd, et kas sa suudad siis neid nagu harrastajaid nagu kuidagimoodi koondada, neile midagi nagu pakkuda, siis see on meil kindlasti olulisel kohal meie siis strateegias, tegevuskavas, et me tahame neid rohkem nagu siduda. Kuidas see nagu selles mõttes nagu välja näeb, et noh, et see ei saa ju lõppeda niimoodi, et lõpuks on meil Tammeka 3, Tammeka 4, Tammeka 5, Tammeka 6 on ju, et noh, et see kaotab oma võlu ära. Ma ei mõtlegi seda, et nad hakkavad kõik teie eest mängima, see on loomulikult see ei toimi nii, on ju, aga kas või nagu, et nad kaovad nagu klubi jaoks selles mõttes ära, et ongi, et nad võib-olla ei osta, ma ei tea, särki ei tulegi isegi kord hooaja jooksul mängulegi, et kuidas võid seda teha, ma ei ütle, et... No, võt, jah, aga see on jah täpselt see, et ma tahaks ka, et see side nagu selles mõistes nagu jääks. Et, on sul mingi arusaam, kuidas seda nagu teha, mida no, sellega teha? Palju on nagu selle, ma arvan, inimeste nagu väärtustamine on ju, et see tuleb jälle nende inimeste nagu rohkuse tagasi, et kui palju meid nagu klubis siis, ma ei tea, olnud on ju, aga et kui sul ikkagi et see võib-olla ei ole jõudnud siis kõigega tegeleda, et mis ei ole nagu otseselt nagu selles mõttes nagu vabandus, et noh, ta nagu vabandus on, aga et seda on võimalik nagu lihtsasti nagu muuta, on ju, et ütle aitäh, on ju, peale seda, kui oli 10 aastat klubis ära oldud, et sorry, meil täna ei ole sulle väljundit pakkuda või siis, et näed, suuna edasi, et näed, siin on võimalik harrastajate punti ka minna näiteks Velkosse. Ei, see oli sinu puhul ju tegelikult näemegi nagu hästi, et sinul sa olid küll eemal, aga sul jäi nagu see Tammekaga see side alles, et noh, sa oleks võinud vabalt ju ka minna Velkole öelda, et ma panen õle alla, et natuke, ma ei tea, toetan ise ja aitan veel... No, ta muidugi oli selles mõttes, ei olnud päris nagu see tüüp, kes lihtsalt oli, ta oli ikkagi tippmängija Tammeka mõistes. Ja, aga selles mõistes on nagu ikka õige, et noh, võtame täna näiteks samad Tartu Kalevid, et seal on treenereid ja mängijaid, kes kõik on, ma ei tea, Siim Tenno, näiteks Mikk Laas, et minu endised võistkonnakaaslased Tammekas kõrgliigas palju mänge mänginud on ju, et noh, neil ikkagi mingil hetkel kadus side ära, leiavad teise väljundi, aga noh, see on võib-olla ka see on selles mõttes ka ainult nagu tervislik, et neid siis on nagu natuke rohkem, sest see tekitab jälle tervislikku nagu konkurentsi. Et ma muidugi tahaks, et nad ikkagi hooliksid ka nagu Tammeka nagu käekäigust ja sellega on vaja siis nagu tegeleda, on ju, et mida vanemaks sa ka nagu saad, seda rohkem sa nagu väärtustad seda nagu vanad meeskonna nagu kampa, on ju, et selleks on vaja teha vilistlusturniire, selleks on vaja inimesi päriselt individuaalselt kutsuda nagu mängule, et kuule, me ei ole ammu näinud, on ju, et saaks nagu kokku tule vaata mängu, elame kaasa, on ju, et see on selline nagu, ma arvan, järjepidev töö, aga ka nagu selline mindseti nagu muutus, et mitte, et me nüüd ei suhtlegi, vaid et kui me suhtleme, siis me oleme ikka nagu vanad sõbrad, on ju. Et seda on vaja nagu, ma arvan, juurutada rohkem järjepidevalt. Et ja noh, ega on neid harrastuspunte ka nagu tekkinud iseenesest, mis on nagu, ma arvan, ainult nagu tulevad kasuks seesama Tiim Helm näiteks, on ju. No see on ainult nagu tervitatav, et nad ju seda nagu teevad ja ma arvan, meie suhe on nagu klubidena on siis nagu, ma arvan, väga eluterve ja heal tasemel. Kasvatate ettevõtlikke noori, kes loovad ise oma jalgpalliklubis. Ega nii on jah, et lõpuks pead nagu kasvatama, et noh, et see ongi nagu tegelikult see kõige nagu baas, et noh, ma ei tea, 800 treenitavat on ju, või iga aasta siis nagu sul käib ikkagi nii suur hulk nagu inimesi nagu läbi, on ju, et me ikkagi tahame lihtsalt selliseid
ettevõtlikke, aktiivseid inimesi lõpuks ju kasvatada üles, on ju. Vähemalt siis nendest, kes nagu tippsporti ei jõua, on ju, et need, kes tippsporti võiksid jõuda, et nendest me tahame ikkagi tippjalgpallureid. Teil on majandusaasta aruandes lõpus ka hästi selgelt, ma nüüd sõna-sõnalt ei mäleta, aga oli ka päris selge visioon välja kirjutatud, see oli tore, tore kuulamine. Üks teema veel, mis läks selles mõttes, mitte konkreetselt see teema, aga valimiste teema, Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimiste teema läks väga paljudele hinge, meile ka läks hinge, selles mõttes meie arust oli see väga tähtis, väga potentsiaalselt suunamuutev, ei olnud suunamuutust, aga küsimus sulle. Kuna tegelikult sa liitusid ju, hakkasid klubiga tegelema juba pärast seda põhimõtteliselt otsust, et ma seda kogu kremplit ei hakka su käest küsima, aga see, et teil töötab klubis põhimõtteliselt Eesti Jalgpalliliidu juhatuse liige praeguse nagu koosseisu oma on ju, kas see on positiivne praegu, kas on negatiivne, seal ei ole mitte mingit mõju, kuidas see väljendub? Moonika Rand on ja, ma saan aru jah, aga ma ei oska nagu öelda, et ma esimesena tahtsin öelda, et ega ta nagu mingit väga nagu mõju nagu ei avalda, et ta selles mõistes hoiab, ma arvan, neid rolle nagu piisavalt nagu hästi nagu lahus on ju, et ilmselt tast mingites momentides on nagu pigem kasu kui kahju, aga ma ei oska öelda, et mul ei ole neid kokkupuuteid on nagu ikkagi suhteliselt nagu vähe on ju, et võib-olla kui viimane kord oli ma mäletan, kas oli selle samuse Ukraina ja Vene klubide siis rahastamise skandaali osas, et pidid nagu hääletama, et siis me lihtsalt tegime, meil oli treeneritega oli siis nii-öelda aasta nagu koosolek on ja siis me presenteerisime ka neile, et me klubina oleme otsustanud, eks ole, toetada seda, et nii-öelda Vene klubidele väljamaksed peatada on ja siis ma ei tea, Moonika andis mulle informatsiooni, et miks see nagu täna siis nii on ja nagu selgitas on ju, et kas sellest oli kasu või kahju, ma ei tea, mingi kasu on, et sa said seda infot teada on ju, aga see ei muuta meie seisukohta on ju. Otseliin kui probleemide lahendamiseks on see Eesti jalgpallis, et kas võib-olla sellist asja tunnetad? Ei, pigem nagu Sina ei suhtle Aivar Pohlakuga? Et kas mina ei suhtle Pohlakuga või? Ei, ma küsin, kas sina, kui tihti sa suhtled Aivar Pohlakuga? Ma ei ole, me nägime teda siis, kui ta käis Tartus infrastruktuuri kohtumist pidamas kõikide klubide ja omavalitsusega ja siis ta ütles mulle, et ta soovib minuga kindlasti rääkida, ma ütlesin, aga helista mulle. Aga ei ole kõnet tulnud. Ju siis nii väga ei tahta rääkida. Aga kusjuures seoses selle kohtumisega, minu meelest siis oli ka, Tammeka oli esindatud, aga mingid klubid nagu ei olnud minu meelest, või nagu neile ei teavitatud kuidagi, mingi teema seal oli, et sama Ravens vist sai ka viimasel hetkel teada. Jah, eks seal on, aga eks see on ka selline, ma ei tea, kuidas ma siis ütlen, et ega me oleme kõikide nende pöördumistega nagu nõus on ju, et ma ei tea, ma arvan, meie väärtusruum on ikkagi väga nagu sarnane sellele, mida nagu neis pöördumistes, mida siis täna on nagu pidevalt nagu siin välja toodud on ju, on nagu samasugune, aga ma teistpidselt ei arva ka nagu, et sellest nagu mingit nagu kasu nagu otseselt nagu jalgpallil on, et mina näeks, et kui on nagu päris nagu probleem on ju, siis tuleb seda nagu lahendama hakata ja sellest nagu rääkida ja et me ei peaks saatma mingisugused ametlikku kirju ja ootama ametlikke seisukohtasid. Ma ei tea, võib-olla ma olen liiga vähe siis siin jalgpallis tänaseks nagu olnud, et olen naiivne, et arvan, et saab nagu teisiti lahendada, aga ma ei tea, ma arvan, et nagu saab, et tänaseks on ju valimised läbi, prooviks nagu siis kuidagimoodi, et mis meid nagu häirib, paneme kirja, proovime nagu järgmiste valimisteni. Nojah, järgmiste valimisteni, et näiteks nüüd oligi see viimane nagu pöördumine oli, eks ole, selline, et seda siis hääletus nagu mudelit, eks ole, muuta, et mitte, et igal klubil või igal, ma ei tea, liikmel on üks hääl, vaid et seda kuidagimoodi korrastada on ja ma kirjutan 2 käega nagu alla sinna, absoluutselt peakski nagu tegelema, suhtlesin selles osas ise näiteks üle Mihkel Uibo lehega, et kas keegi on nagu selle teema nagu lauda võtnud, tunnistas, et nagu pole otseselt nagu mõeldud on ju, aga et peaks nagu tegema on ju, aga me peame siis oma klubidena nagu seda lihtsalt meelde tuletama, et teeme selle ära enne, kui nagu nüüd on jälle uued valimised peale. Siin selgus jälle, et keegi pidi vahepeal selle FC Viljandi keha ka üle võtma, aga ei ole nagu aega veel olnud. Aga Ontsu, kui me räägime Eesti jalgpallist, mis need, sina nagu nüüd aasta aega klubi president, mis on nagu sinu vaatenurgast need valupunktid? Sinu klubi valupunktidest me oleme päris palju rääkinud, sa oled nagu ära põhjendanud, aga nagu Eesti jalgpall üleüldiselt ja kui palju sa, ma ei tea, sa võid muidugi vastata, et mind ei huvitagi Eesti jalgpall üleüldiselt, mind huvitabki Tammeka käik on ju, aga ma arvan, et sa ikkagi natuke, ma usun, et natuke rohkem kui natuke tunned muret Eesti jalgpalli üle ka kohati, et mis on need valupunktid sinu jaoks? Vot see on,
see on jah selline jälle nagu hea küsimus, aga ma olen täheldanud seda, eriti just enne seda, kui ma Tammekasse nagu tagasi tulin, et minu jaoks on hästi palju nii Tammeka mängu vaadates kui Eesti koondise mängu vaadates on emotsioone on hästi sarnased, et sa lähed nagu lootusega peale, et me täna võidame, aga siis kuidagi nagu ei tule seda tulemust ja siis nagu kannatad, on ju, et ja noh, kui ma nagu mõtlen ka selle Eesti nagu jalgpalli peale ja võrdlen seda nagu Tammekaga, on ju, et noh, ma ei tea, mulle nagu natuke tundub, et saab kogu aeg paralleele tõmmata, et ühelt poolt meil on ju piisav hulk nagu harrastajaid olemas, on ju, et siis tekib küsimus, noh, Tammekalgi, et piisav hulk on olemas, et miks me ei suuda sellest materjalist nagu midagi enamat siis nagu välja korpida, on ju. Et noh, lõpuks on see, ma arvan, treenerite ikkagi selline nagu, ma ei tea, noh, tase siis, sorry, et ja ma ei mõtle selle all ainult nagu jalgpallilist nagu taset, et kas me oskame õpetada seda, et kuidas olukorda ära tunda, mis on ka hästi oluline nagu kindlasti oskus, on ju. Aga ma arvan ka selline nagu kasvatuslik nagu küsimus, et kui paljud meie mängijatest tahavad siis üldse kuhugi jõuda, kui palju nad on nõus selle eest pingutama, on ju. Et minul näiteks oli noorteklassis siis Tammekas oli nagu treeneriks oli Norbert Hurt, on ju, mis on ma arvan nagu selline väga hea nagu õpetaja kui selline, eks ole, ja ma arvan, ta kujundas nagu noori inimesi nagu väga hästi, et meie nagu 90 sündinud nagu grupist jõudsid ikkagi kõrgliigasse hämmastavalt. Teil oli mürgine punt, teil oli väga mürgine punt. No mürgine punt jah, aga noh, ma arvan, et paljud ei oleks pidanud nagu jõudma, kui sa lihtsalt vaatad nagu noh, neid nagu eelduseid on ju, et või millisel tasemel nad olid. Kuna mina olin ka 90, mina võin kiita, seal oli Mait Toom, Reijo Laabus, Siim Tenno, Karel Kiidron on ju, Albert Prosa, see Kennet Jadal, kes veel oli? See oli paar venda veel, kes olid üliandekad, aga no joomarid olid, no sorry. Olari Berlin, Mikk Laas. Sai nii hästi, no Mikk Laas ei olnud joomar, aga Olari tervitused. Siis oli teil see kapten Madis Rebane vist või? See oli ka joomar. Aga okei, see selleks. Aga no üks asi on nagu andekad, igal pool tegelikult andekad poisid, aga teil nagu alguses Arnold Jadal tegelikult suutis kuidagi hästi, ta suutis algusest peale kuidagi seda tiimi söödumäng, nagu seal on nii, et oli üks ülearend laps on ja tema peale mängiti, et nad mängisid tiimiga ja siis võttis Norbert Hurt ja ta suutis kuidagi veel juurde panna selle tiimile. Aga ta panigi nagu uskuma, et nagu tegelikult nendest et te saate kõik jalgpalluriteks, on ju, et ma arvan, et see on nagu miski, mis on puudu, et ma ei tea, võtame nagu kunagi oli FC Flora Kehtna vist on ja tehti sinna mingisugune asi, et kus siis on, et nüüd ma arvan, et sealt jõudis 4-5 meest A-koondisesse või, et kes kõige siis andekamad olid järsku Kehtnas või noh, et ju siis tehti ikkagi midagi nagu süsteemselt hästi, et ma saan, et Viktor Mets oli nii-öelda siis üks isikutest, kes siis seal seda nagu eest vedas, on, et Viktor Mets ise on, ma arvan, väga palju jalgpalli nii-öelda A-koondislasi tänaseks kasvatanud, et noh, midagi teeb keegi nagu õigesti, on ju, et see ei ole ju küsimus, ei ole nagu siis materjali rohkuses, vaid küsimus on selles, mida me sellega nagu peale hakkame, on ju, et mina arvan, et selline kasvatuslik pool on võib-olla siis vaeslapse rollis, on ju. Okei. See oli, ma arvan, et see oli kõige pikem küsimus selle saate ajaloos, kõige pikem vastus küsimusele, mis on Eesti jalgpallis valesti ja nii, et mainitud ainult ühte aspekti, no suurepärane. Väga poliitiline oled olnud, seda peab küll märkima vastus. Ma ei tea, ma olen selles mõttes põhjalik lihtsalt, et ma... See oli põnev vastus, noh. Ei, see oli väga hästi, vaata üles ehitatud, alguses oli nagu siuke üleskerimine, siis oli nagu põhiosa ja siis oli püant ka. Et me jõudsime veel lausa Ivani lapsepõlve mälestusteni. Mina osalesin selles vastuses, on ju. Vot, aga ma ei tea, on meil, Maarja, veel midagi sukest fundamentaalset? Muide, okei, see selleks, sa vaatasid seda kõrvalt. Ma tahtsin veel võib-olla Eesti jalgpalli osas nagu öelda nagu seda, et ma võib-olla ei ole nagu alati nõus olnud kõikide nende vastustega, mida Aivar Pohlak, eks ole, välja ütleb, aga noh, selles mõttes fakt on nagu see, et seda Eesti jalgpalli on nagu üles ehitatud, on ju. Ja seda ei ole nagu ikkagi pikka aega meil nagu kultuuris on ju olnud, et seda ei saa nagu eitada, et mulle endale nagu tundub, et me täna oleme jõudnud sellesse momenti, kus tegelikult on see üks generatsioon nagu läbi tulnud, kes nüüd hakkabki tooma enda lapsi staadionile trennidesse, hakkab seda tagasi andma, on ju. Tead, mis mulle tundub, Kaarel, ma segan kohe vahele, sest mul läheb see geniaalne mõte ära. Me just tõime paralleeli, mennutasime Tammeka 90 Arnold Jadalit, kes andis baas Põhja poistele ja siis võttis Norbert Hurt üle ja viis uuele tasemele. Minu meelest meil oli jalgpalli tuhast üles tõsta, oli Aivar Pohlak, meil oli nagu võimalus anda uus tõuge, uus võib-olla veits kommertslikum vaade sellele kõigele, võib-olla selline power juhtimine, aga me ei kasutanud seda, et see võib-olla nagu ka igal noortegrupil võib-olla on Eesti jalgpallil vaja ka nagu uut treenerit ja uut hingamist. Jah, absoluutselt jah, ma olen igal juhul nagu nõus, et vaja oleks nagu
mingisugust nagu uut hingamist, on ju, et ega noh, see on nagu lõpuks on nagu see, et võtame siis ettevõtte, LHV on näiteks täna on hea, eks ole, nagu näide, on ju, et noh, et väga hästi on nagu seda öelnud, on ju, et selleks, et sa tahad nagu muutust tuua, et kui on sama inimene, on ju, ja siis sa võid talle nagu, ta võib öelda küll, et ma nüüd teen nagu teistmoodi, on ju, aga noh, sa inimese loomisena, sa ei suuda nagu seda muutust nii efektiivselt nagu ellu viia, isegi kui sa tõesti üritaksid mingit muutust ellu viia, on ju. Et seda ikkagi saab tuua, ma arvan, nagu mingi uus inimene. või noh, inimeste hulk. Või inimeste hulk, jah. Arusaadav, väga super. Maarja, on meil veel midagi või? Sukest... ma arvan, midagi konkreetset otseselt. Võib-olla me korra nagu hästi lühidalt ju küsisime nende legionäridega kohta, on ju. Et sa ütlesid, et need on eraldi, ei ole Paidega kuidagi seotud, on ju, mida on küll raske uskuda, aga usume. Kui sa nii ütled, noh. Mis mõttes seotud, millega ta seotud? No nagu nemad toovad brasiilased, te toote brasiilased, äkki on nagu... Ma saan aru, et see on vist nagu sama agentuur. Sama agentuur ja see sama aga no ega see agentuur, ma saan aru, on pakkunud oma teenuseid siis kõikidele Eesti klubid. Ei, see ei otseselt ei pea. Lihtsalt, et see Tammeka 2030 visioon, selle sees on ju ka mingid ikkagi legionärid, ma eeldan ka, ja lootuses neid ka edasi müüa mingisuguse kasumiga. Jah, absoluutselt on. Seda ma kusjuures tegelikult tahaks küsida legionäride koha pealt, et kas see kuidagi nagu ei ole nagu teie klubi jaoks probleem, kui te toote mingid mängijad, kes üldse inglise keelt ei räägi, et kas see kuidagi nagu üllatus on, et tulid sellised vennad kohale või te olite ikkagi selle nagu asjaga kursis? Ma arvan, et pigem nagu vastupidi, et oli üllatus, et üks neist oskas väga hästi. Et selle, mis brasiillastega tihtipeale ta on nagu sellised, et nad ei ole ju selles kultuuriruumis, et portugali keelt räägivad nii paljud ja Brasiilia on nii suur, et nagu väga vähesed, ma arvan, räägid inglise keelt ja see konkreetselt Lisboa oskab päris hästi inglise keelt. Et see on selles mõttes nagu, ma ei tea, kuidas siis öelda, kaalutletud risk on ju, et sa võtad selle nagu vastu, aga ma ei tea, ma läksin ka Tšehhisse ja oskan ka tšehhi keelt on ju, et mina küll hakkasin siis nii-öelda tšehhi keelt õppima on ju, aga me neile eesti keelt õppida ei soovita, et pigem nagu õppigu inglise keelt need, kes siis ei oska on ju. Et seda on meil karjääris niikuinii vaja. Okei. Üks asi mul tuli meelde, mul Karel Voolaidi pilti siin ei ole, panen sponsori taustaks, et Karel Voolaid, et millised on need tema treeneri omadused siis, mis kaalusid üle või ma ei tea, mis iganes, mille põhjal te teda valisite, et mis aitavad teid viia Tammeka 2030 top 3? Ma arvan, et peamine on nagu ikkagi see, et kui sa vaatad siis, et kes meie varasemad nagu treenerid tihtipeale on olnud, siis meil ei ole olnud Eesti meistreid, meil ei ole olnud Eesti medaliste peatreeneritena. Aga Karel Voolaid nagu on ju, et Paidega ja ma tegelikult võib-olla hakkasin mõtlema, et kas ta Paidega jõudis hooaja lõpuni teha või ei, ta ikkagi... Ta tuli karikavõitjaks, aga ta vist jäi 4. toona. Ma ei tea, no... Ja, aga no ühesõnaga, see on hea fakt, mida me ei kontrollinud. Ma ka ei kontrollinud, aga et noh, ta ikkagi on nagu selles tippmeeskondadega, ta saab aru, et mis nagu nõudmisi nagu vajatakse, et ma arvan nagu klubina ka meil on selgelt ju see, et noh, ma võin mõelda, et nagu, et ma nüüd tahame kõvasti nagu paremaks saada, on ju, ja see on ka nagu esmavajalik üldse, et seda muutust nagu ellu viia, on ju, aga tegelikult peaks keegi tulema ka ütlema, et näed, teeme selle protsessi selliselt, selle võiks teha selliselt, kuidas võiks esindusmeeskond ja duubelmeeskond omavahel nagu suhestuda, on ju, kuidas me karjääri hakkame planeerima, et ta selles mõistes on nagu, ma arvan, meile väga suur nagu väärtus ja me nagu näeme ka teda mõnes mõttes sellise suure tähega peatreenerina täna, eks ole, kes aitab kogu seda sportlikku printsiipi paika panna. Ta on nagu manager, nagu inglise klubide mõistes manager. Et täna on nagu seda meile ja ma arvan, et ta on selles rollis nagu väga hea, et ta on ikkagi väga hea nagu suhtleja, ma arvan, et ta on suutnud nagu tiimis tekitada samamoodi selle professionaalsuse nagu taseme, et mis on nagu nõutud üldse, et nagu, et see nagu kindlasti nagu nõuab veel nagu ma arvan nagu aega, et nagu kõik sellega nagu harjuksid ja aru saaksid ja ega ta ei jõua esimesel päeval nagu igasse kohta, on ju, aga ma arvan, et see on nagu väga, ma arvan, et me selles mõttes klapime nagu hästi ja mul ei ole nagu kahtlustki, et ta on oma töös edukas. Kui see uudis avalikuks tuli, siis me ka siin podcastis arutasime seda, et millise nagu lati me Karelile paneme, siis mina ütlesin välja, et selle esimese lepingu lõpetamiseks siis 3 aasta pärast on vaja Tammekal olla medalil, et siis saab seda asja nagu õnnestunuks lugeda, et oled sa minu nii-öelda latiga nõus või on see latiga kõrge? Me oleme selle konkreetsed eesmärgina sõnastanud jah, et me soovime 3. aastal esimesest voorust alates medalitele konkureerida, on ju.
et noh, esimeses voorus on lihtsam muidugi kui viimases voorus. aga noh, et sa ikkagi pead olema seal medalimängus sees, on ju, et loomulikult me tahaksime sinna medalile nagu jõuda, on ju, aga kui see 3. aasta lõpuks jõuad napilt 4., on ju, aga sa olid 2-punktise vahega või olid 5. 2-punktise vahega, on ju, noh, see on, ma arvan, on see kokkuvõttes nagu ikkagi saavutus juba, on ju. või siis oled 4., aga 3. koht on 20 punkti kaugusel. Need hooajad on nii erinevad, et see koht tegelikult ei anna seda üldpilti ette, seda tausta on väga palju teistsugune. See ikkagi oleb medalikonkurentsis, et see on nagu see, mida me tahame jõuda, aga otse loomulikult nagu lõpuks, et selleks seda eelarvet nagu täita, lõpuks pead sinna eurokohale nagu saama, et täna läheb see silmus järjest nagu koomale, on ju, et me tõenäoliselt jääme sellest 4., eks ole, eurokohast, ma saan aru, Eesti liigana nagu ilma, kui see aasta euro edu ei ole. Kui Flora just liiga hästi esines, et Floral on see võimalus, siis on päris nukker. Jah, kas siis äkki 2 klubi peavad saama play-offi või siis 1 alagruppi või? Aga noh, umbes nii jah, eks seal oleneb muidugi, kuidas selle Gruusial ka läheb. Jah, aga noh, ütleme 2 aasta pärast saab selle tagasi võita jälle siis me jagame 3 kell. et selles mõttes, et see on kindlasti nagu oluline, et me nagu seda nagu saavutaksime, on ju, aga eks see jah, ütleme siis niimoodi, et kui 3. aasta on ja saad 1 punktiga 4., on ju, et kas siis on nagu läbikukkumine, et noh, ma arvan, et ei ole, et arvestades seda, kus me oleme tulnud, on ju, et need nii mõnes, kus me tulnud oleme, nii super. Lõpuküsimused. 2 küsimust ja üks on lühem, teine on pikem. Ma ei tea, tegelikult oleneb, kus sa vastad. Esimene küsimus. Nimeta üks omadus, mis peab olema igal juhil. Kuulamisoskus. Super. Kui sa ei taha seda laiendada, siis teine küsimus. Teine küsimus tegelikult on vaba mikrofon. Igale külalisele alati. Ma episoodi lõpus lubame, et ei sega vahele, et meid kuuluvad fännid, võib-olla mõni Tammeka treener, lapsevanem kuulab, mis iganes, üldiselt fännid, jalgpallisõbrad kuuluvad meid, mida sul on sellisele rahvale öelda? Mida mul on öelda? Mul on öelda, ma arvan nagu seda, et kui mõni Tammeka toetaja peaks meid kuulama või Tammeka lapsevanem, et ma arvan, nagu see on hästi oluline osa, et me oleme nagu küll justkui eelarvet suutnud kasvatada, on ju, aga tegelikult me peame suutma seda veel rohkem kasvatada, et me suudaksime päriselt konkureerida medalimängus, on ju, et see on nagu üks asi. Ja teine asi on nagu see, et tulge mängudele, tulge vaatama mänge, et see annab lihtsalt jalgpalliklubile palju suurema nagu võimaluse kõiki neid nii-öelda eesmärke teistpidiselt nagu täita, et ma ise arvan, et ja noh, vaadates ka siis, ma ei tea, ülekannete nagu vaatajate hulka, on ju, et see tegelikult hulk on nagu hästi suur, kes nagu tunneb huvi Eesti jalgpalli nagu vastu, et kui need kõik jõuaksid järjepidevalt ja veel rohkem nagu staadionile, et siis on sul jalgpalliklubi eestvedajana nagu ka mõnes mõttes lihtsam sellele nagu peale ehitada, on ju, et kui me oleksime korvpallist piltlikult öeldes publiku arvuga ikkagi populaarsem ja pika puuga populaarsem, noh siis see annab sulle võimaluse omavalitsuses, riiklikul tasandil, sponsoritega mingisuguseid argumente, eks ole, lauda lüüa. Mulle väga meeldis esimese vooru järel te tegite sotsiaalmeedias postitusse, nagu, see oli nagu mitmel põhjusel hea, aga see oli huvitav ka, et nagu te jagasite publiku arvu ja panite lihtsalt numbri, palju olid piletiga, hooajapileti, kes tulid niisama, kes olid lapsed ja nii edasi, et see andis, minu arust see oli nagu nii aus, ta küll pole rohkem seda teinud, ma ei mingil põhjusel, aga just see kuidagi, see tundus just selline nagu avatud klubi juhtimine kuidagi ja samas nagu see näitab, et on mingid, et te saate aru, mis on nagu tähtis ka võib-olla on ju, et midagi sellist, see oli tore, mis tegite, loodame, et te teete veel ja loodame, et teised klubid ka võiksid nagu jagada, minu meelest kohati on meil need mingid andmed ja selline asi kuidagi saladuskatte all, aga tegelikult seal ei ole mitte mingit saladust minu arust. Kui mustalt ja asju. See on ka tõsi. Vot, Kaarel, aitäh sulle. See oli super põnev, super hea, väga tore, et meil Tartust tuldi külla, saime Tammeka osas targemaks, ma loodan, või kindlasti midagi ei küsimata, aga selleks me jätamegi järgmise episoodi ja järgmise külalise Tartust. 2030 on 2030 on täpselt, on ära planeeritud aprilli lõpp. 4 aasta kaupa käime. Ei, neil on ju suur eesmärk 2030 tulema, vaatame eesmärkidele otsa, mis läks valesti, tegelikult sa alati tere tulnud ja sa võid ka paari kuu pärast ka tulla, kui tahad. Et aitäh teile ka, et vaatasite ja mis seal ikka, et järgmine reede kell 11 uuesti nagu alati, et teiega olid Ivan, Maarjo ja Kaarel Kiidron. Aitäh kuulamast! Aitäh!